Tere hommikust! Head konverentsi külalised, sajad silmapaarid, kes on kohapeal ja miljonid, kes jälgivad YouTube'i vahendusel. Iga nädal on tiine uudistest, kus raporteeritakse mõnest juriidilisest kobarkäkist, ükskõik kas on siis seadusloomes ehk Riigikogust või valitsusest tulnud, on see mõni kohtuotsus, mis avalikku õiglustunnet ääretult riivab, on see mõni prokuratuuri otsus ja nii edasi ja nii edasi. Ja neil on ühine joon see, et see vastutus või fookus läheb kogu aeg süsteemile. Kohtusüsteem midagi tegi, prokuratuur on nõrk, Riigikogu tase ei ole piisav ja nii edasi, nii edasi. Nõutakse kohe kellegi tagasiastumist või edasiastumist, on selleks siis justiitsminister, peaprokurör, kes tähelepanu alt või siis radari alt välja jääb, on tavaliselt kes? Jurist. See jurist, kes seal nagu on otsapidi juures olnud. Ja seetõttu tänase konverentsi paneelis me tahtsimegi keskenduda juristi rollile. Sest kui me juristi rolli ei tähtsusta või prožektori alla ei too, siis me ka tegelikult paremaid tulemusi ei kohtusüsteemist, advokatuurist, õigusloomest ei saavuta. Ja mul on hea meel, et täna on meil siin paneelis esindatud erinevate õigusvaldkondade esindajad. Kui me alustame siit minu paremalt käelt, siis Madis Vunder. Madis Vunder on siis Euroopa Kohtu tõlkeosakonna direktor. Tema oskab rääkida sellest oma kogemuse pealt, millised ootused on juristile, milline on juristi vastutus Euroopa kohtus või üldse laiemalt Euroopa erinevates institutsioonides. Siis Urmas Voolens, kellel on kohtunikuna jäänud veel loetud päevad, tema saab seetõttu suhteliselt vaba mikrofoniga rääkida kohtuniku vaatest juristi elukutsel, milliseid juriste kohtunikkond ootab ja milliseid advokaate kohtus kohtunikud ei taha näha. Siis Imbi Jürgen on Eesti advokatuuri esimees, korduvalt ka sõna võtnud juristi haridusest, kuidas seda paremaks teha. Ja temal on kindlasti hea sissevaade sellesse, milline on advokatuuri ootus juristidele. Ükskõik, kas nad on siis ühel pool kohtulauda või teisel pool kohtulauda. Ja Madis Timpson on praegu Riigikogu õiguskomisjoni esimees, endine justiitsminister, ka justiitsministeeriumis ametnikuna töötanud, linnapea pealekauba veel pagasis kogemus võtta. Ja Madis näeb Eesti õigusloome valu ja viletsust tegelikult iga päev läbi selle, millised eelnõud sealt läbi käivad. Ja Rein Lang, endine justiitsminister ja julgen öelda ka nagu vabamõtleja, kellel on iga teema kohta eelkõige just nagu juristihariduse kontekstis ka väga palju ja väga tabavat öelda. Ja meie Madis Ernitsaga oleme siis moderaatorid, kes tund 55 minutit proovivad siin ohjes hoida või siis vastupidi mitte ohjes hoida ja lasta emotsioonidel kõlada. Kui kellegile see debatt tundub, mis nüüd algab, tundub liiga akadeemiline ja seetõttu igav, siis alati võib jalgadega hääletada, alati võib ka küsimusi esitada, aga me anname siis teada, kui küsimuste esitamise aeg tuleb ja see tuleb tõenäoliselt enne, kui üritus läbi saab. Aga võib-olla Madis, sa teed nüüd tähelepanu väärib ka kindlasti asjaolu, et see on esimene paneel Eestis, õigusteaduslik paneel, kus on 3 Madist esindatud. See oli ka
kindlasti meie korraldajate poolt suur saavutus. Aga Madis, äkki sa siis lühidalt annad nii-öelda esimese sissevaate sellesse teemasse, kust me ootame kõigilt panelistidelt kuni 5-minutilist sellist sisendit. Aitäh sulle. Tere, rõõm on tervitada. Tervist. Et see selgub, et ei tööta. On rõõm tervitada teid kuulamas meie paneeli. Me katsume läheneda õigusharidusele ja selle seostele siis õigusteaduslikult ja katsume siis, heidame kõigepealt siis pilgu sellele, et mis siis toimub riigis nii-öelda kapoti all. Eks, et kui õigus on see mootor, mis hoiab riiki töös, siis juristid on need mehaanikud, kes siis selle õigusega toimetavad. Ja nagu Allar juba märkis õigesti, siis tõepoolest, kui heita pilk viimasel ajal ilmunud kirjutistele, siis ma mõned sellised tsitaadid, mis jäid silma ja mis meie teemat ühel rohkemal või vähemal määral puudutavad, tahan teie ette tuua soenduseks. Kõigepealt mõte sellest, et Eesti õigus on meie Eesti oma asi. Seda ei tehta mitte kuskil mujal. Ja sellele on juhtinud teiste seas hiljuti tähelepanu Riigikohtu esimees Villu Kõve. Teiseks ei saa üle ega ümber 2021. aastal ilmunud Riigikohtu raportist. Riigikohtu raport juhtis tähelepanu väga mitmetele kitsaskohtadele õigushariduses ja selle seostes nii-öelda kehva õigushariduse tagajärgedele. Ja siin on juttu eelkõige sellest, et mis siis saab, kui õigusteadmised on kehvad. Juristidest ei pääse tõenäoliselt ükski inimene oma elu jooksul, nagu ka arstidest. Ja iga inimene peab seda iseenesestmõistetavaks, et see nõu, mis ta juristilt saab, on hea. Aga mis saab siis, kui see nõu ei ole hea? Millised tagajärjed võivad sellega kaasneda? Samas ootused juristidele ühiskonnas üha kasvavad, aga kas õigusharidus, kas juristide oskused jõuavad neile ootustele järele? Kus me täna tegelikult asume? Ja veel kord tagasi Villu Kõve juurde, kellest siin on veel nii mõnigi tsitaat, aga Villu on öelnud otse, et kui oskusi ei ole, siis on enesekindlus võib-olla seda suurem ja mis siis tegelikult saab, mis saab selle inimese õigustest, mis saab nendest otsustest. Ja ma siinkohal tahaksingi panna nii-öelda semikooloni kõigepealt just mõtte juures, et kui arstide puhul tegelikult, kellest me alustasime, ei luba riik tegutseda ilma teatud tingimusi täitmata väljaõppes ja ilma riigipoolse kontrollita, siis juristide puhul midagi sellist ei ole. Ja kas see tegelikult on põhjendatud? Ja nüüd me palume
see ei ole siin nii-öelda meie ettekande koosolek, eks ole, kus me siin kahekesi esineme, et nüüd ma tahan anda sõna meie panelistidele ja paluda siis kõigil järgemööda esitada oma sellised mõtted, esialgsed mõtted sisendiks meie diskussioonile ja alustame lugupeetud endistest justiitsministritest. Rein, ole hea, palun. Ja aitäh, lugupeetud moderaatorid, daamid ja härrad. Kõigepealt aitäh, et niisugust konverentsi üldse korraldatakse. Väga vajalik, eriti tänases õhustikus. Ma vaatasin sellest Madise paberist, mis ta mulle saatis, et siin kasutatakse sõna õigusriik. Ehk siis kui hästi toimib meie õigusriik. Et võib-olla peaks natukene filosofeerima siin, mis asi see õigusriik siis on. Ega maailma ajaloos on teada väga palju selliseid perioode, kus hakkavad levima liikumised, mis eitavad õigusriiki ja eitavad juriste. Meenutame, et marksistliku ideoloogia kandvaks teooriaks on ikkagi kõik Marxi kirjutised ja mulle kohe meenub Karl Marxi suurepärane artikkel Louis Bonaparte'i 18. Brumaire, kus ta ütleb ju otsesõnu, et kõik see pehkinud õigusriigi teooria, mis valgustusfilosoofias on, tuleb kaotada, juristid on täiesti tarbetu klass ja tuleb likvideerida. Et tegelikult on võimu teostamine võimalik ilma üldse mingisuguse keeruka juriidilise süsteemita ja peab ütlema, et Nõukogude Liit ju võttis selle suurepäraselt omaks, et räägiti ka õigusriigist, aga teoorias, vähemalt riigiõiguse teooria loengul ma mäletan sellist konstruktsiooni, et õigus on valitseva klassi tahe, mida meile öeldi. Aga selle vastu oli siis nüüd 80ndate lõpus tekkisid liikumised, sealhulgas ka Eesti vabadusliikumine, mille kandev idee oli tegelikult õigusriigi taastamine sellisel kujul, nagu need taastajad seda ette kujutasid. Ja ette teda kujutati ikkagi selliste struktuuride näol, nagu nad olid 30ndatel Eesti Vabariigis, nii nagu Lääne-Euroopas seda ette kujutatakse, nagu Ameerika Ühendriikides, selles läänekristlikus ruumis. Selles läänekristlikus ruumis on ju ka hästi palju erinevaid õigussüsteeme. Eesti valis selle kontinentaal-Euroopa süsteemi, see järjepidevuse loogika seda ütles, et selle peale tuleb minna, ehk siis Saksa-Austria süsteem. Aga ma pole päris kindel, et kõik need õigusriigi eestkõnelejad eelmise aasta 1880ndatel ja ka tänast aru saavad, et õigusriik on ressursimahukas ja kallis. Ja nüüd, kui siia tulla selle ressursimahukuse juurde, siis mõtleme selle peale, et kas tänane poliitiline eliit Eestis ka nagu tajub, et kui me räägime, et me oleme õigusriik, siis sellel õigusriigil peaks olema ka mingisugused vahendid sellest üldisest rahvuslikust koguprodukti jaotamise käigus tekkivast lisaväärtusest, et seda õigusriiki pidada. Ja õigusriik ei ole mitte ainult institutsioonid, vaid arusaamad, vaid eelkõige inimesed, kes neis institutsioonides siis liiguvad ja need inimesed peavad olema kuidagi haritud. Ja see hariduse andmine on ka kallis. Et me tahaks nagu õigusriiki, tahaksime, et see õigusriik väga hästi toimiks, aga ei ole nagu nõus sellega, et tal oleksid need ressursid, vahendid, eesti keeles öeldult raha, et oma ülesandeid täita. Ja kui raha on vähe, siis kust hakatakse kokku hoidma? No õpetamise optimeerimine on alati üks lihtsamaid ülesandeid siin. Ütleme, et Tartu Ülikoolile, et võt teie ülesanne on juriste koolitada, meil on neid palju vaja, raha me teile ei anna, turult raha võtta ka ei tohi, õppemaksu küsida ei tohi, kuidagi peate hakkama saama. Nüüd, kas Tartu Ülikool on olnud suuteline seda masinavärki käimas hoidmas nende vahenditega, mis tal on?
No see on nüüd see $1 miljoni küsimus, mida me võiksime täna arutada. Minu meelest mitte päris. Kui mitte päris, siis loodus tühja kohta ei salli, alati tekib alternatiivseid võimalusi ja tahtmisi. Need on olnud õhus tükk aega, 10 aastat, rohkem kui 10-15 aastat tagasi Tallinna Ülikoolis, mille loomise juures ka minul oli au olla Tallinna linna esindajana sel ajal. Ja oli väga selge nägemus, et peaks ikka seda õigusharidust ka hakkama Tallinnas andma, et loome õigusteaduskonna. Nagu ikka, kõik on kinni inimestest, ütleme kaadrivalik võib-olla maailmas kõige paremini välja ei kukkunud, ei saadud asja püsti. Aga idee on ju kogu aeg olnud üleval, nii et kui kuskilt king hakkab pigistama, alati leidub neid, kes tahaksid nagu mingit struktuuri luua. Nii et me võiksime täna arutada seda, kas 1 või 2 keskust, kes seda õpetab, aga see minu arvates on küsimus taandub ja nagu see viimase debatt ongi taandunud ikkagi rahale. Et ei saa 2 keskust lubada Eesti ühiskond, kuna see on liiga kallis. No kas ta on kallis või ei ole? Minu meelest ei ole, aga paljude arvates on. Aga üleüldine arusaam Eestis tundub olevat see, et õigusriik on nagu midagi sellist, mis ei maksa suurt midagi, et ta on kinni ainult meie suhtumistes ja arvamustes. Nii see nüüd küll päris ei ole, et õigusriik on ikkagi väga kallis lõbu ja diktatuur selles mõttes on palju odavam. Aga ma paneks siia punkti. Aitäh! Aitäh! Ma võtan siit Reinu juurest sõnasabast kinni. Mina õnneks ei ole õppinud seda marksistlikku asja, et minu aeg ülikoolis seda enam ei õpetatud õnneks, et mul on täitsa hea meel selle üle. Aga õigusriik, minule tundub ka, et me oleme kuidagi hakanud seda õigusteadlast kuidagi devalveerima seda mõistet riiklikult. Ma ei hakka siin pikalt rääkima, ma ennast defineerin siin vist ainukesena poliitikuna, tegevpoliitikuna siin laua ääres, et kuidas siin mõni aeg tagasi üks erakond lubas panna kohtunikel pead veerema ja nii edasi, et see on nagu otsene rünnak minu arvates õigusriigi vastu, et üks vaba, liberaalne, sõltumatu riik saabki eksisteerida niimoodi, et võimude lahusus on tagatud ja ega see juristkond, kes tegelikult ju seda, juristid, kes siis traageldavad oma nende õigusnormide sõnastustega üleüldist neid reegleid kokku. Et nende töö on päris keeruline. Mulle tundub, et me ei suuda seda nagu ühiskonnas liiga hästi hinnata. Mul on, ja ega pikalt nagu ainult selle hea emotsiooni pealt ka ju ei purjeta. Tulid tööle, olid noor, entusiastlik, idealistlik, aga üks moment nagu tunned, et kaua sa ikka hommikul kell 8 lähed ja õhtul kell 8 tuled. Ja ma võtsin oma niimoodi võrdluseks, et ma olin kunagi Justiitsministeeriumis tööl, Rein mind kutsus sinna tööle ja Urmas oli ka tollel ajal seal tööl. Ja ma lahkusin Justiitsministeeriumist 2014 ja ma tulin tagasi 10 aastat hiljem, nädal aega oli vahet. Ja üldiselt see üleüldine, ma vahepeal olin Viljandi linnapea, tegelesin ka haldusreformiga Siseministeeriumis, aga sellest justiitsist ma olin 10 aastat nagu eemal. Ja see, mis sealt nagu vastu vaatas, mind nagu ehmatas, mitte heas mõttes, ütlen ausalt, et kui omal ajal olime seal kas või ministeeriumis, nagu tundus nagu eesrindlased, meid kutsuti teiste ministeeriumide poolt nurmekundlasteks, kes on Maleva filmi näinud, siis teab, kellest on jutt. Aga nüüd on see kuidagi niimoodi maha vajunud. Ja üleüldiselt ma arvan, et juristide roll Eesti ühiskonnas võiks olla suurem. Kui sa vaatad Riigikogu koosseisu, seal peale, mõni vist on peale minu, kes on vabariigi aeg ülikooli lõpetanud, õigusteaduse, ma mõtlen, magistri tasemel. Et see on päris kurb. Ja kui sa vaatad ka ministeeriumide neid inimesi, ega see õigusloome jurist, keda tegelikult, kes on kõige olulisem, kui riiki niimoodi vaatad, riigi vaatelt, ega paremad lähevad erasse, on oma 3 aastat ära,
siis lähevad erasse, advokaadibürood võtavad nad hea meelega vastu, teenivad seal 3 korda rohkem. Noh, selline see olukord on. Mina arvan küll, jurist on elukutse, ma võrdles ka seda arstiga, siin ennem oli arstiga nagu juttu ja kui ma midagi võiks soovitada, siis ma soovitaksin ka, et juristid võiksid natukene rohkem ühiskonnas oma arvamust avaldada, kas või kirjutada midagi ja natukene mõelda ka normist nagu välja. Miks ma seda ütlen normist välja, et kui ma, mis siin meediaruumis kõlama on jäänud, on ju see, et kuidas viimane aeg oli üks lähisuhte vägivallatseja, kes sõitis täiesti nagu süütu inimese surnuks seal Nõo kandis. Ja siis küsiti kohtuniku käest ka, et kuidas ta siis ta niimoodi vabaks laskis ja siis ainukene abandus oli, et ma vaatasin norme ja puudub koolitus. Ausalt öeldes mul on tunne, et kui sa vaatad, et inimesed, kes on viimase kuu jooksul 18 korda naist löönud, et kas koolitust on vaja või ei ole. Aga see on juba selline liiga detaili jutt. Ja teised on ka need, kas või see Pihlakodu vägistamine, et juristid me tuleme, kala näoga räägime kaamera ees, et normid on sellised, midagi teha ei ole. Mõnikord võib-olla oleks mõistlikum öelda, et kulge, sorry, eksisin. Ma olin minister, käisin prokuratuuriga kohtumas ja rääkisin neile ka, et kulge, et kui ikkagi case on halb, et piltlikult öeldes, et 8 eurose juukselõikusega 8 aastat menetlust tundub nagu ebaproportsionaalne, et võtke siis süda rindu ja öelge, et ei ole case'i, lõpetame ära, ärme menetle seda seal ja raiska riigi raha. See käib au pihta jälle. Et ma arvan, et me võiksime juristkonnana ka vaadata peeglisse ja kõik asjad ei õnnestu elus. Ja kui ongi mingi viga, tuleb öelda, et läks halvasti, teeme paremini. Aga see on sissejuhatus. Aitäh! Tere kõigile, aitäh korraldajatele, et olete ka mind kaasanud. Ääretult esinduslik paneel ja suur au ja väga põnev on siin osaleda. Ma hakkaks sellest peale, et küsimus oli, et kui hästi meie õigusriik toimib. World Justice Project on üks selline initsiatiiv, mis igal aastal annab Rule of Law indeksit välja ja seal väga kompleksne metoodika on 8 kategoorias, need tulemusi hinnatakse seal alates võimude lahusus, korruptsiooni puudumine, valitsuse avatus, kord ja turvalisus, sellised näitajad. Ja see on nüüd just hiljuti jälle välja tulnud, indeks 2025, selles on siis 143 riiki ja Eesti on, mis te arvate, mitmes seal? Eesti on 10. Suurepärane võiks öelda ju, maailma võrdluses tõeliselt peaks 5 hulgas on. Esimene on Taani ja esirinnas ongi üldiselt seal need Skandinaavia riigid, et tegelikult ikkagi selles vaated on Eesti on väga kõrgel kohal. Teine asi on see, et kogu maailmas tegelikult õigusriigi näitajad kõikjal tulevad alla viimased 8 aastat järjest juba üleüldiselt. Aga see, et me oleme nagu kõrgel kohal ja kaugelt vaadates päris hästi toimib, aga Allar rääkis kobarkäkkidest ja minu eelkõnelejad tõid ka välja kriitikat ja me tegelikult ju iga päev näeme neid probleeme, et kas siis õigusloomeprotsess on meil ülikiirustav, eks ole, et ei kaaluta olulisi huve või ühesõnaga ei analüüsita piisavalt, et kas üldse see eelnõu on kooskõlas põhiseadusega või teisest küljest mõned seadusandlikud algatused jäävad jälle väga pikalt venima, ei tehta ära seda, mida vaja on või seaduslikkuse põhimõte nõrgeneb või kohtumenetlused venivad, mida me viimasel ajal väga palju kuuleme, eks ole. Ja ka õigusabi kättesaamatus väga paljudele inimestele, ja rünnakud põhiõiguste vastu, mida me viimasel ajal siin kuuleme, et ma ei tea, samasoolised paarid ei sobitu meie ühiskonda ja ma ei tea, naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonist peaks üldse taganema ja näeme iga päev seda, et tegelikult meil neid õigusriigi vastaseid ründeid
on ju palju ja meil ei ole tegelikult asjad sugugi väga hästi, aga ma mõtlen, et ja Madis Timpson ütles ka, et ei osata nagu hinnata neid juriste, aga ma mõtlen, et probleem võib olla ka selles, et meie juristidena siin, kes me siin oleme, me ei ole osanud võib-olla seda ka avalikkusele arusaadavalt selgitada, et mis asi see õigusriik üldse on. Ja miks see igapäevaelus ja ka majanduses on üldse oluline, et me räägime sellest õigusest võib-olla äkki liiga õiguse keskselt. Inimesed ei tunne, et see oleks üldse nendega kuidagi puutumuses. Et võib-olla osatakse, kui tavalise inimese käest küsida, mis see õigusriik ja õigusprobleemid, ta võib-olla oskab kuidagi kuritegevusega seostada või et kurjategijad peaks kinni panema ja see võib-olla on. Aga nagu seda näha, kui näha niimoodi, et õigusriigi põhimõtted on ju see, mis seostub meie kõigi eluga, kui me ütleme, et õigused, mis see on üldse? Need on need mängureeglid, mille järgi ühiskond elab ja töötab. Ja õigusriigis on need mängureeglid sellised, et need mängureeglid on esiteks enne, kui mäng peale hakkab, on nad kõigile ette teada. Nad on kõigile kättesaadavad, arusaadavad ja neid mängu keskel ei muudeta. Et jalgpallis ka keegi ei vii keset mängu väravat teise kohta, on ju. Et ka neid ühiskonnaelu reegleid nagu nõnda ei muudeta. Ja need reeglid kehtivad kõigile mängijatele võrdselt ja ühetaoliselt, et ükski mängija ei ole väljaspool reegleid. Ja mänguväljak ei ole ka ühele poole kaldu, vaid et mängijatel on võrdsed võimalused. Et kohtunik mängus on erapooletu. Me saame sellest kõik aru, et miks jalkat vaatame, siis keegi ei taha, et kohtunik on nagu ühe poole kaldu või keegi ei aksepteeri seda. Treener läheb, ütleb kohtunikule, mis kohtunik peab tegema. On ju. Ja kui keegi mängureegleid rikub, et siis ka sellele reageeritakse, on ju, kohtunik vilistab vea või eemaldab mängust või isegi kui kõige populaarsem mängija teeb vea, on ju, ikkagi temale see kohaldub, et kui me vaatame õigusriiki sellisena, mis mängib ühiskonnas nagu niisugust rolli, et see tagab selle, et see mäng on aus, on ju, et siis me äkki saame aru, et kui oluline ta on ja mis need juristide roll, eks ole, me oleme need, kes neid reegleid aitavad kujundada. Me oleme need, kes neid reeglite järgi elu, eks ole, siis hoiavad, aitavad inimestel nendest reeglitest aru saada, kes neid reegleid siis rakendavad, on ju, ja me oleme ka need, kes siis seda ühiskonda peame harima. Ja kui sa küsid, et mis see ootus on siis ühiskonnas juristidele, et selliselt ma leian, et jurist, ta peab olema väga hea õiguse tundja, tal peab olema hea arusaam õigussüsteemist tervikuna, seostest erinevate õigusharude vahel, ja eelkõige õiguse põhialustest, põhiseadus, põhiõigused. Ja siis sinna lisaks, eks ole, niisugune üldine lai silmaring arusaamine ühiskonna toimimisest ja analüüsi argumenteerimisoskus. Ja see hea niisugune, need oskused ongi see, mis eristab, eks ole, muidu head spetsialisti juristist. Et ega mina näen ka oma töös advokaadina sageli kliente, kes tegutsevad teistel elualadel ja nad on väga terased ja nad teinekord tundubki, milleks mul seda juristi üldse vaja on, et ma tegelikult oskan, ma lepingu läbirääkimistes osalen ja ma oskan selle õigusvaidluses ka väga häid argumente tuua ja tõesti nii ongi, väga kavalad ja nutikad ja väga asjalikud. Aga mis neil puudu jääb ja kus tekib see, kus mina tunnen, et mida minul on sinna anda. Ma näen seda laia pilti, ma saan aru, kuidas õigus toimib. Kui me räägime lepingust, siis ma oskan tähele panna, et tegelikult on konkurentsiõigus. Seal kuskil on karistusõiguse normid. On ju. See niisugune lai arusaam, see on see, mida minu arust, mida on ainult juristil, mida sa ei saa lihtsalt niimoodi kõrvalt, kui sa ei ole seda õppinud, lihtsalt niisama see teadmine sulle ei tule, et nendel inimestel, kes ei ole juristiks õppinud, et neil see enamasti see arusaam eri õigusharude vahelistest seostest ja põhiõigustest ja õiguse üldpõhimõtetest nagu puudub.
Ja nagu sa, Madis Ernst, sissejuhatavalt ütlesid ka või Allar, eks ole, et kuidas siis, mida advokatuur ootab juristilt, et võt meil on advokaadieksam tuleb sooritada selleks, et advokaadiks saada ja me oleme lähtunud sellest põhimõttest, et see esimene eksam, advokaadi abieksam, on just selline laiapõhjaline, et sa pead teadma põhiasju tsiviilõigusest, tsiviilkohtumenetlusest, karistusõigusest ja süüteomenetlusest ja sa pead tundma ka avalikku õigust ja halduskohtumenetlust. Sa pead kõigis nendes 3 valdkonnas orienteeruma nii, et sa põhiasju tead. Meil on olnud väga palju sellel teemal diskussioone, et miks ma ei võiks kohe spetsialiseeruda, et ma olen finantsõiguse asjatundja, ma tean ainult seda ja olen väga hea ja annan klientidele väga head nõu. Aga vaata, kui sul see lai vaade puudub, et siis sa võid ikkagi ka minna väga rappa ja su klient jääb vajalikust kaitsest ja nõust ilma. Nii et mina leian seda, et üks jurist peab olema niisuguse laia vaatega võimeline õigussüsteemi tervikuna tajuma. Aitäh. Nii, tere, aitäh. Te läksite kõik nii kuidagi riigi filosoofiliseks siin õigusriigi teemal. Mul on nagu palju praktilisemad probleemid. Ma olen pidanud Riigikohtus 5 aastat tegelema sellega, et uusi kohtunikke värvata. Mitte ainult Riigikohtusse, vaid esimesse teise astmesse, kus on ikkagi nagu praktiline töötasand. Ja ütleme, seal võib ka arutada abstraktselt selle üle, kas õigusriigis, et kas see 10. edetabeli koht seal maailmas on hea või halb või võiks olla nagu kõrgemad standardid, 4. või 5. olla. Aga meil on vaja leida inimesi, kes teeksid töö ära. Et juura on kohtus on väga praktiline tegevus. On vaja jõuda mõistliku aja jooksul õigel ajal ainult õigeid asju tehes võimalikult efektiivselt lahendusteni, mis on kooskõlas kehtiva seadusega. Ja see probleem, mida meie näeme ja ma arvan, et tegelikult see on ka natuke advokatuuri probleem, olles ise ka ju advokatuuri taustaga, on see, et need inimesed, kes meil täna ülikoolidest tulevad, nende teadmised ei ole piisavalt praktilised. Nad ei oska teha. Ja selle peale tihti esimene vastuväide on see, et ega see juura õigusteaduskond, ega see mingi kutsekool ei ole. Et peaks ikkagi meil on siin akadeemiline ja siis me siin niimoodi teoretiseerime ja ütleme, ja see on minu meelest üks asi, mis me oleme võib-olla ikkagi valesti mõtestanud enda jaoks. Et see akadeemilisus versus praktilisus või kutseharidus versus akadeemiline haridus peaks olema tagurpidi pööratud. Et peaks kõigepealt omandama need praktilised oskused, et sa suudad ära lahendada ütleme sellised kaasused, kehtivat õigust rakendada ja kui sa nüüd sealt lähed, selle taseme oled omandanud, siis sa võid hakata panustama akadeemiliselt teooriat ja metoodikat ja kõiki niisuguseid asju arendades. Ja minust arstidel on see niipidi, et kõigepealt pead oskama süsti teha ja škutti panna ja siis võib-olla väiksema plaastri ja siis, kui sa oled selle taseme kätte saanud, siis sa lähed haiglasse ja hakkad seal, saad professorõppe arstiks ja hakkad õpetama teisi arste välja. Et juures meil on see kuidagi tagurpidi pööratud ja siis proovime pigistada 25-aastasest inimesest peale, kuigi me ütleme, et see on 5-aastane haridus, siis tegelikult osa sellest ajast tegeleb mingite muude asjadega. 3,5 aastat juurat õppinud inimesest proovime pressida välja igas magistritöös midagi, et peaks mingi seadusloomelise algatusega tulema välja, delege ferenda, meile meeldib ladina keeles öelda ja igased toredad asjad, aga see tase ei ole seal, nad ei ole võimelised seda tegema. Et see on üks probleem, haridus ei ole piisavalt praktiline. Ja see väljendub ka selles, et kohtuniku eksamil meil on väga lihtne standard. Ja võtame, ma ise olen olnud peaaegu 5 aastat seal kohtuniku eksami komisjonis, ja seal on tsiviliste on veel peale minu 3-4 tükki. Et siis me tsivilistidega tsiviilõiguse poolt ka seda tees, võtame oma töölaua pealt ühe toimiku, kus ei ole vaja õigust edasi arendada, kus ei ole vaja midagi uut leiutada, mingit seaduse lünka ületada,
võtame ühe toimiku, kus, ja kuna see eksami aeg on piiratud, siis ta võiks olla 100-150 lehekülge ja palume eksamineeritavalt kirjutada lahendi. See toimiku pinnalt terve päev on aega. Ja mõõdik on see, et see, mis ta kokku kirjutab, see peab olema sellisel tasemel, et see jääks järgmise astme kohtus jõusse. Ei ole väga kõrge standard ju tegelikult. Et me ei saa muidu, kui me selle inimese kohtunikudele anname ta laari kätte ja sekretäri ja uksekaardi ja siis me laseme ta järgmise asjale peale seda eksamit on ju õigust mõistma, et me peame talle nagu autosõidu eksamil korra tegema ühe selle praktilise eksami. Ja meil kukuvad seal läbi massiliselt inimesed. On olnud eksameid, kus 20 sooritajast mitte keegi ei läbi. Et ei ole seda piisavalt praktilist. Ja siis võib küsida, et kas ülikooli asi ongi seda õpetada või ei ole, et võib-olla, sest ülikool ise ütleb, et kuulge, ega me ei pea siin teile tööjõudu tootma, et me oleme siin akadeemilised niimoodi üldiselt. Et las kohtusüsteem koolitab neid asju ise ja me teemegi seda ise. Ma praegu tulin just 2 päeva, olen eile ja täna koolitan hommikust õhtuni, tegelen selle teise praktika probleemi lahendamisega. Et ülikooli õpetajad ei suuda erinevaid õigusarusid kokku panna. Meil on selline asi nagu kohtusüsteemis põlvkonna vahetuse käigus iga aasta tuleb umbes 10-15 uut kohtunikku. Ja siis me tegeleme sellega, et panna neile kõik tsiviilõiguslikud nõud ja normid kokku koos protsessi õigusega, et leppida kokku, kuidas kohus mingit lihtsat asja lahendab. Et kahju hüvitamise nõue, kui müügileping, kus asi oli puudustega, kuidas me seda lahendame. Tegeleme selle praktilise kokkupanemisega inimestele, kes on 5-10 aastat juba töötanud, ülikooli lõpetanud, eksami ka läbinud. Seda praktilist probleemi lahendame. Ülikool seda ei taga millegi pärast. Ja kui nüüd veel praktilise probleemiga laiemalt vaadata, siis tegelikult üks asi on meil Eestis ka väga pikalt lahendamata ja ma arvan, et siin vähemalt mina ja Rein ja Madis võivad ka endale selles osas kriitiliselt otsa vaadata, on tegelikult kogu õigusabi kättesaadavus ja see õigusabi kvaliteet. Et erinevalt normaalsetest riikidest meil ei ole ju täna reegleid selle kohta, kes võib tasu eest teisele inimesele õigusabi anda. Et kui naabrimehe käest küsida, et siis seda me ei peaks tõenäoliselt reguleerima, kui sa küsid ta käest ka seda, et mis salvid ma võtan, määrin endale peale, kui mul selg valutab, siis me ka ei reguleeri seda. Aga meditsiiniteenuse osutamine on täna riiklikult reguleeritud. Mina ei tohi hakata majandustegevusena tervisehoiulast nõu andma. Juura puhul meil seda ei ole. See dualism, et meil on jätkuvalt on advokatuur, mis nüüd küll enam ei ole nii elitaarne klubi, palju meil on seal umbes 1000 liiget praegu. 200 peale. Issand, juba nii palju. No hea küll. Aga siis on, et kui sa oled astud sealt advokatuurist välja või visatakse välja või sa mõtled, et sa ei viitsigi seda ülikooli lõpetamisega vaeva näha, et tuled sealt teiselt kursuselt ära, paned ukse peale sildi õigusbüroo, siis põhimõtteliselt iga dresseeritud inimahv võib hakata õigusteenust osutama. Ja seal mingi elementaarne tarbijakaitse või see, et mis nõu me sealt anname, puudub. Riik isegi on seda soodustanud veel siin sellise vaeste abi vormi puhul nagu tasuta mitte see riigi õigusabi, mida advokatuuri käest riigi õigusabi seaduse alusel antakse, vaid see, et me siis palkame mingisuguse C- või D-kategooria õigusbüroo, kus ei olegi advokaate üldse olemas, kes alluks kutse-eetika nõuetele, kelle puhul oleks kutsekindlustus, kelle puhul me teaksime, et ta üldse juurast midagi kuulnud on, et ta palkame mingisuguse büroo ja siis ütleme, et kuna need inimesed on vaesed, et siis natukene andke neile midagi, öelge midagi juura kohta, et arstiabi puhul me ka nii ei tee. Et meil ei ole kehtestatud standard. Minu kogu aeg arusaam on olnud see, et tegelikult peaks riik kehtestama majanduskutsetegevusena õigusabi osutamisel advokatuuri astumise kohustuse. Et te peate olema kõik advokatuuri liikmed, siis on meil ühtne standard, teid on eksamineeritud, teil on kutsekindlustus, te allute eetikareeglitele, teil on ju see, mis asi see on, see aukohus, kõik need asjad, millega tagatakse ühest küljest on ju advokatuuri kui sõltumatu avalik-õigusliku isiku poolt sõltumatu järelevalve. Tagatakse, tegelikult on kvaliteedi tagamise meede. Et seda ei ole me suutnud lahendada ja tegelikult see on selles mõttes õigusriigi probleem, et kui ma ikkagi ei suuda endale seda päris advokaati palgata,
siis ma kohtus oma õigusi kaitsta täna ei suuda. Meie vähemalt tsiviilprotsess on ikkagi kujundatud advokaadiprotsessiks. Sa pead tegema menetluses õigel ajal õigeid asju, muidu need uksed lähevad kinni, pärast sulle menetluses neid asju teha ei ole võimalik. Ja me näeme neid probleeme, tarbijakrediidi puhul või kus on kõige massilisemad, 20 000 asja tuleb kohtusüsteemist läbi iga aasta, kus mõistetakse inimeste käest välja asju, mida tegelikult seadus ei võimalda välja mõista. Ja siis on seal edasi on tööeetika küsimus ja kohtusüsteemi juhtimise küsimus, et kas me ütleme, et okei, et tegelikult peaks seda korralikult tegema, aga kuna see on ju, võtab aega rohkem ja on tüütu ja vastik, et siis ärme tee. Aga kui meil oleks, et neid kõiki asju peaks koos tegema, et peaks ikkagi advokatuuri puhul ka siis ette nägema kõigile sinna kohustuse astuda. Anname üle. Kõik, rohkem ma ei ütle. Ja aitäh, et saime Urmasele ka praegu stopi peale panna. Madis. Kas nüüd minu mikrofon on ka kõikidele kuulda? Ja. Tere hommikust siis minu poolt ka kõikidele. Ma vaatan, et see diskussioon on juba päris nohikulikuks läinud. Siin tekitab kindlasti paljudes kuulajates juba tahtmise järgmise kohvipausi järgi. Et ma siis võtaksin natukene, lihtsustaksin tagasi. Ja püüaksin publikule siis, kelle hulgas tõenäoliselt ei ole väga palju juriste, natukene näitlikustada seda, et õigusriik kui selline ei ole mitte mingisugune abstraktne teoreetiline konstruktsioon, vaid on selline igapäevane asi, mis meid kõiki puudutab. Ja ma räägiks ühe lühikese loo. Kujutagem ennast ette 17. sajandi Euroopasse. Elas kord üks kaupmees Hispaanias, nimetagem teda näiteks Allariks. Samal ajal elas teine kaupmees Hollandis, nimetagem näiteks teda Urmaseks. Mõlemal kaupmehel juhtus samasugune asi, et nende riik nõudis nende käest sisse meelevaldset kauplemistasu, mingisugust maksu, millel ei olnud mingisugust seaduslikku alust. Mida tegi Allar, mõtles natukene ja maksis selle kauplemistasu lihtsalt ära, sellepärast, et ta teadis, et Hispaanias kuningavõimu vastu kohtusse pöördumine, see lõpeb umbes samamoodi nagu oma ämmaga vaidlemine. Parem on üldse mitte sellega tegeleda ja liikuda oma eluga edasi. Urmas jälle vastupidi, võttis kätte ja pöördus kohtusse, vaidlustas selle ebaseadusliku tasu ja võitis kohtus. Nüüd loo moraal ei ole selles, et Urmasel õnnestus sündida paremas riigis kui Allaril. Loo moraal on selles, et hiljem, kui äri ja kaubandusega tahtsid hakata tegelema ka Rein, Madis ja Imbi, siis ei teinud nad seda mitte Hispaanias, vaid Hollandis. Sellepärast, et Hollandis valitses midagi sellist, mida me nimetame õigusriigiks, kus seadused kehtivad kõikidele, kus kohtuvõim on iseseisev ja sõltumatu, kus õigus on ettenähtav, kus inimesed tunnevad ennast vabalt, kus nad tunnevad ennast, et nende õigused on kaitstud ja nad asutasid seal ka ärid. Majandus elavnes, raha, jõukus tekkis ühiskonda juurde, see jõukus kandus edasi tervishoidu, haridusse, kultuuri, kunsti ja Hollandil läks paremini. Nüüd see on tegelikult tõesti sündinud lugu. Ma ei mõelnud seda välja. Tänapäeval tunneme me seda omaaegse Hollandi kuldajastuna, kus Holland oli maailma kõige jõukaim ja mõjukam riik, kus tekkisid Grotiused, Vermeerid, Rembrandtid ja nii edasi. Ja tegelikult
need samad põhimõtted kehtivad ka meie tänapäevaste Allarite, Urmaste, Reinude, Madiste ja Imbide kohta. Asjalood ei ole selles osas sugugi mitte muutunud. Ainuke asi, mis ma selles loos muutsin, olid meie protagonistide nimed isikuandmekaitse põhjustel loomulikult. Ja sellega ma põrgataksin nüüd selle palli edasi või tagasi. Ja me võtame selle palli vastu ja me läheme nüüd, proovime hoogu juurde saada, sellepärast, et tund 15 on jäänud ja me võtame nüüd nende ettekandjate sisendist mõne küsimuse ja siis proovime siit seda nii-öelda lõngakera edasi arutada. Reinule mul on see küsimus, Rein tegelikult tõi väga huvitava pointi, mille peale ma selliselt ei olnud mõelnud, et ta küsis, et kas eliit, siis peame silmas poliitilist eliiti, tajub õigushariduse tähtsust või olulisust. Ja ma küsiks nii, et Rein, sa oled nüüd olnud ühel ja teisel pool nii-öelda poliitilist tegevust, nii aktiivne kui ka vähem aktiivne. Et mida sina arvad, mida peaks ette võtma, et seda õigushariduse olulisust ja selle rahastamise vajadust nagu esile tõsta. Ja kui see ei ole võimalik, et siis miks ei ole võimalik? No lisame siis õli tulle. Kaotama tasuta kõrgharidus. Esimesel. Ei ole olemas mingit tasuta lõunaid, keegi maksab selle eest. Kui juristide ja ka ühiskonna muu sellise eliidi, kõrgema haridusega eliidi harimine on nii-öelda riigieelarves, siis riigieelarve loogika ütleb seda, et seda tuleb teha võimalikult odavalt. Mõtlemata sellele, mis juhtub 20 aasta pärast. Nii et oletame, et sellest konverentsist mõni ajakirjanik midagi üles korjab, siis võib mind tsiteerida vabalt. Rein Lang, endiselt parteiline kuuluvus Reformierakond, teeb ettepaneku kaotada tasuta kõrgharidus. Aitäh, see on juba väga konkreetne panus sellesse debatti, sellepärast, et Urmasel oli ka väga selge ettepanek, et kõik juristid, kes tahavad õigusabi osutada, peaksid kuuluma advokatuuri, nii et ma arvan, et täpselt, et ma arvan, et siit üht-teist lõpuks koguneb. Järgmine küsimus on Madisele ja sa ütlesid küll, et sa ei ole marksismi õppinud. Mina olin veel selles perioodis, kui mul õnnestus napilt seda õppida enne, kui Eesti Vabariik taastati. Aga mu küsimus on nüüd, haakub selle sama Reinu poolt öelduga, mida ta sissejuhatuses ütles. Ja Reinu sõnu kasutades siis, kes on jurist? Jurist on valitseva klassi tahte ellu viia juriidiliste vahendite abil. Ja siit mul on sulle küsimus kui endisele justiitsministrile ja praegu siis õiguskomisjoni esimehele, et kui me räägime õigusloome juristi nii-öelda vastutusest, missioonist, kas õigusloome jurist ükskõik, ta on siis tõenäoliselt ministeeriumis, on neid nagu rohkem, komisjonis on neid vähe, kas tema roll on viia ellu valitseva poliitilise eliidi tahe või tal on endal ka mingi vastutus öelda, et stopp, nii ei lähe? Ja ma saan küsimust aru, ma õigepealt olen Reinu juurde tagasi, et ma olen täiesti nõus Reinuga, et ka ma olen Reformierakonnast ja tasuta kõrgharidus sellisel kujul, nagu ta praegu on minu arvates täielik käkk. Sellisel kujul, ma ütlen. Aga mis õigusloome juriste puudutab, siis ja valitsev klass ju muutub, on juba ka. Et valimised on meil siin korrapäraselt ja meil olnud ka valitsevaid klasse, kes nõuavad, et kohtuniku pead peaks lendama. Selles osas ma arvan, et see õigusloome jurist võiks ikkagi olla selline,
kes ikkagi jagab seda õiguse süsteemi tervikuna ka ja ka võib-olla natukene rohkem kui ainult kaasusi lahendada, viite ka Urmas Volensile. Et üldiselt see õigusnorm ju, kui seda niimoodi formuleerida, et ma arvan, et iga, kes on Tartu Ülikoolis vähemalt käinud, ma mujal pole käinud, et kes on tal natuke õigusfilosoofiat õppinud, see õigus, Rein Kanti sa ikka õppisid ülikoolis, ma arvan, et see õigusnorm, see peab nagu ikkagi moraal ja eetika on seal õlguvad nagu üleval pool, kui seda kirja panna. Ja mina olin Reinu õigusnõunik omal ajal ja üldiselt mina lähtusin oma töös sellest, et mina annan nõu, kas minister seda kuulab või mitte, on tema enda teha. Aga kindlasti ma andsin sellist nõu, mis mulle tundus, et on õiglane. Ja enamus aega ta muidugi kuulas ka, või mitte muidugi, aga kuulas, selles mõttes ütles, et see on mõistlik, et niimoodi. Aga ma kujutan ette, et kui seal oleks keegi teine inimene olnud mingist teisest erakonnast, siis ma oleks ikkagi oma tööd umbes samamoodi teinud, aga ma ei ole väga kindel olnud, et kas seda oleks niimoodi kuulatud. Aitäh. Aitäh. Ma võtan sõnajärje üle, et Imbi, see mõte, et Eesti on World Justice Projecti indeksis 10. kohal ja see jutt, mis me täna Eesti õigusriigi sellistest muredest seespoolt vaadatuna räägime ja meie õigusharidusest, et kuidas need kaks asja kokku lähevad? Lähevad ikka kokku, ega seda maailma tuleb ka vaadata. See, et me oleme 10. kohal kuskil, kus tegelikult asjad kuskil pole hästi. Kogu maailmas on õigusriigi põhimõtete hoidmisega väga suuri probleeme. Läheb igal pool allapoole. Et selles mõttes, et kui sa oled kuskil, jah, mujal on veel kehvem, aga kas see on vabandus? Ei ole vabandus, on ju. Aga ütle veel oma küsimus. Kuidas need asjad kokku lähevad, et kuidas me saame, et mis see, kus see selles masinavärgis see liiv on, et millise kivi all on konn? No, võt kui teaks, eks ole. Konn, ikkagi see, mis ma alguses ütlesin, et kuidas me, ja nagu vaata, kuidas Madis Vunder praegu rääkis õigusriigist, et kuidas nagu teha üldsusele arusaadavaks see, mis jaoks see õigusriik on oluline. Et meil kõigil oleks parem elada, et meie majanduskeskkond oleks parem ja täpselt see on tõestatud igasuguste uuringutega, et riikides, kus on kõrgemal õigusriigi mis lähtub õigusriigi põhimõtetest, seal majandustel läheb paremini ja kõikidel on parem elada. Et kuidas me seda arusaamist siis viime tänaste poliitikakujundajateni? Mina ka ei oska sellele vastata, aga ega me peame sellest lihtsalt pidevalt rääkima ja niisuguses keeles, et see on arusaadav. Ma ei tea, kuidas seda teha. Ja sellest, et mis nüüd selle meie õigusharidusega peale hakata, mina olen nõus nii Rein Langi kui Madis Timpsoniga, et mulle tundub ka, et siin see tasuta kõrghariduse raames meil niisugust head rohtu leida ei ole. Ja et tegelikult on võimalik nendel inimestel, kes tulevad õigust õppima, nende õpingute eest vähemalt osaliselt tasuda ja peaks olema võimalik inimestelt raha võtta selle eest. Sinna juurde peaks käima küll õppelaenude süsteem ja mõned inimesed tuleks võib-olla vabastada sellest õppemaksust ja ma ei ütle, et see õppemaks peaks katma 100% kõik õppekulud, aga see, et me üldse täna ei luba võtta õppimise eest raha, minu meelest see, seal on kindlasti see üks suur probleem, et kuidagi selle olemasolevaga ikkagi näha on, et hakkama ei saa, eks ole. Aitäh. Madis Vunder. Ja ma küsimusele võib-olla ei tahakski vastata. Ma nagu natukene kommenteeriks. Mulle meeldis väga see, mis Madis ütles ennem.
kui ta oli Reinu nõunik omal ajal. Ja see tegelikult ongi nagu juristi üks tähetund või see hetk, kui sa saad öelda oma ministrile, et ei, nii ei tohi teha, nii ei saa teha. Õigusriik ei luba seda. Väga vähesed juristid julgevad seda teha ja neil avaneb elus see võimalus, aga see on just see hetk, mis on juristi elus nagu kõige tähtsam ja kõige ohtlikum hetk võib-olla. See jäi mulle kõlama praegu. Aga siiski mulle tundus, et Madis, sul oli siiski üks küsimus, et Eesti on vaba riik, et sa võid selle siiski ära esitada. Ma suunaksin selle võib-olla sinna poole, et kuidas paistab Eesti õigusharidus Euroopa institutsioonide perspektiivist? Ega ta väga nii kaugele võib-olla välja ei paistagi, et Euroopa Liidu institutsioonid teatud mõttes elavad sellises omas mullis ja loomulikult neil on vaja võtta tööle juriste erinevatest riikidest ja siis nad lepivad selliste juristidega, mis tulevad sellistest riikidest sellise väljaõppega, nagu see tehtud on, et midagi spetsiifilist Euroopa Liidu institutsioonid tegelikult ei eelda, et kui me tahame võtta tööle näiteks Euroopa Komisjonis või Euroopa Kohtus mingisuguse Eesti juristi, siis me eeldame, et ta on saanud Eestis sellise õigushariduse, mis võimaldab tal Eestis juristina praktiseerida ja sellest meile reeglina piisab. Lisaks sellele, et ta võiks siis osata ühte või kahte võõrkeelt, eks ole, omada mingisugustki ettekujutust Euroopa Liidu õigusest ka. Aga ja eks see on ju Eestis ka tegelikult niimoodi, et jurist on tegelikult ju see inimene, keda tööturg nagu sellisena tunnustab. Et me võime siin teoretiseerida ja arutada, et kes või mis on jurist või mis sinna definitsiooni alla mahub, aga tegelikult tõe kriteerium on praktika, kui Marxi juurde jälle tagasi tulla, millest me siin alustasime, siis tegelikult niimoodi ongi ja on ka Euroopa Liidu institutsioonis. See oli Vošinski tegelikult, keda Rein tsiteeris. See õiguse definitsioon, et õigus on valitseva klassi tahe. See on Vošinski. See oli teooria üks nurgakivi. Ma esitan Urmasele nüüd ühe küsimuse. Mulle tegelikult see Urmase jutt sümpatiseeris, et kui ülikoolis tuleb välja jurist, siis tal peaksid mingisugused oskused olema, et ta suudaks siis kirjutada agisid, lahendada kaasust ja nii edasi, aga ma olen täheldanud seda, et olen natuke kohtukriitiline, et kohtunikel on või paljudel kohtunikel on väga hea oskus kõik võimalikke neid skeemi järgi pidi minna, et kuidas kaasust lahendatakse. 1 + 1 + 1 võrdub nii, lähed sinna. Aga tulemuseks on tihti see, et karude ja huntide õigust rüüstata kaitstakse kohtulikult rohkem kui ääremaal elava lapse õigust kodulähedases koolis käia. Ja siis ma küsin, et aga kuidas see saab olla, et kusagil nagu see terve mõistus või mingid väärtushoiakud või nüüd on see nädal või on sobilik rääkida väärtusruumist, et kas me elame siis erinevates väärtusruumides või et kuhu sa paneksid nagu selle väärtuskasvatuse või selle mõtte, et kui inimene lõpetab õigusteaduskonna, et siis lisaks sellistele praktilistele oskustele tal on ka mingi arusaam, et mis on õigus, et õiglus on mingi hea tegemise või heade tulemuste saavutamise kunst, mitte lihtsalt nagu mingi tehniline vahend. Ega need ei pea minu arusaamise kohaselt olema lahus, et sa oskad nagu praktiliselt kaasust lahendada ja siis suudad hinnata, et kas see tulemus, kuhu sa nüüd siis tehniliselt jõudsid, kas see on mõistlik või mitte. Iga asja puhul peaks küsima, et kas see, kuhu ma jõudsin, on nagu õiglane või kas see on lollus või mitte lollus. Ja ma arvan, et see on nagu küsimus, esiteks, kuidas meil ikkagi nagu õigust õpetatakse, et kas me saame aru, mis nende nagu kogu selle üksikute normide süsteemi eesmärk on.
tsiviilõiguses on ju või haldusõiguses mingite normide eesmärk. Ja tegelikult veel rohkem on see küsimus, kuidas meil riigiõigust õpetatakse eelkõige põhiõiguste mõttes. Et kas see, ma ei tea, mingi karude õigus seal metsas paljuneda kohutavalt palju, nii kaua, kui nad lõpuks mõne inimese ära söövad, või et kas seda peaks nagu põhiõiguste mõttes kuskil süsteemis kaaluma ka sellega, et inimelu on ka väärtus. On ju. Et ma arvan, et see on nagu taandub lõpuks selle riigiõiguse õpetamise põhiõiguste dogmaatika üldse nagu õpetamise kvaliteedile. Et mina seal nagu vastuolu ei näe. Aga ma tahtsin, kes te kõik hakkasite rääkima, et tasuline kõrgharidus on väga hea ja et tasuta kõrgharidus ei kõlba kuhugi. Ma lihtsalt ühe nagu müüdi tahaks võib-olla siin ära murda, et ega täna õpib üle 60% magistriõppest juuras tasu eest. Seal tuleb lihtsalt teha selline juristidele omane selline šlikerdamine, öelda, et kogu õpe toimub sessioonõppena, mida vanasti tunti siis, kui te seal seda Võržinskit õppis, ta oli kaugõppe. Ühesõnaga, tuleb öelda, et see õpe tohib toimuda ainult neljapäeva, reede õhtul ja laupäeviti ja pühapäeviti ja siis palun köhige pappi, palju tahate. Ja see on tegelikult lihtsalt nagu inimeste petmine. Meil see jutt tasuta kõrgharidusest selles mõttes ei päde enam ammu. Lihtsalt seda tuleks lubada teha ka päevasel ajal ja kui õues on valge. Et siis võiks seda nagu ausalt teha ja päevaõppe vormis tavapäraselt siis ilmselt see raha juurde tooks. Aga see küsimus ka, et kas meil on üldse õigusõppeks vähe raha või palju raha, see nõuab ka võib-olla omaette nagu arutelu. Et kui Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eelarve on 6 miljonit, seal sees ei ole kinnisvarakulusid, et kas see on piisav või mitte. 6 miljonit on ka näiteks Riigikohtu eelarve. Et kas selle raha eest tõesti ei ole võimalik hoida tööl piisavat hulka motiveeritud inimesi või alternatiiv on see, et ei ole võimalik hoida neid tööl selliselt, et sa võtad 2 koosseisu inimesi, jagad need 2 linna vahel ära ja siis jah, ei jätku selleks. Aga liigume edasi. Et küsimus, kas meie õigusharidus täna vastab ühiskonna ootustele? Kas ei ole kuulda? On kuulda küll. Räägi. Et kas meie õigusharidus vastab ühiskonna ootustele? Ja ma tahaksin selles kontekstis võtta ette järgmise slaidi, mis siis pärineb Priit Pikamäe. Ma võtan selle siis korraks. Et millegipärast on siin vahelduv vool mul mikrofonis, et vahepeal on ja vahepeal ei ole. Vaatame korra seda Priit Pikamäe öeldut. Enne käis läbi küsimus, et miks Priitu ennast siin laua ääres ei ole. Ta tõesti sai kutse, aga tal kahjuks oli teised kohustused, mida ta ei saanud siis ühendada tänase sündmusega, aga las ta siis olla kohal selle tsitaadi läbi. Ja nüüd see küsimus on, et kas õigushariduse kõige suurem probleem on rahapuudus? Urmas, võib-olla alustame siis sinust seekord. Mikrofon tagasi. Mina ei tea, mina ei ole pidanud seda juhtimislikult seda puslet lahendama, et Priit võib-olla on pidanud selle peale mõtlema, ta on jõudnud järeldusele, et rahapuudus on. Mulle tundub, et need peamised probleemid on pigem mujal. See on esiteks, ma isegi ütleks, et üks keskne probleem on see, et meil on, et kes need inimesed on, kes õppejõududena töötavad ja milliste mõõdikute alusel me nende tegevust hindame. Et kui mõõdik on see, et sa pead avaldama mingisuguses võõrkeelses ajakirjas, seal on oma klassifikaatorid, on mingid 1 artikleid, millel puudub absoluutselt igasugune mõju Eesti õiguse arengule. Ja mõõdik ei ole see, et sa kirjutad
ma viimati kirjutasin 450 lehekülge võssi kommentaare kindlustuslepingu kohta. Kirjutad selle valmis ja siis selle peale öeldakse, et kuule, et kas mingit teaduse moodi asja ka ei tahaksid teha, aga selle mõju on ju praktikal on hoopis teine. Kohtud võtavad seda aluseks, on ju, advokaadid kasutavad seda, kogu kindlustuslepingute vaidluste tase või tegelikult käsitlus läheb hoopis teisel tasemel. Et kui meil nagu need praktilise elu mõjutavad seisukohad avaldatakse kuskil mujal ja need ei ole teadustööna väärtustatud, siis meil paratamatult juhtub see, mida me tegelikult näemegi juba aastaid, et need teaduskonna juristid ja siis nagu praktilist elu mõjutavad juristid kasvavad järjest rohkem lahku. Et need, kes ülikoolis on, nende seisukohad ei mõjuta praktikat ja nemad ei lase ennast seal ülikoolis ka praktikast mõjutada. Et siis, ütleme, meil see täiesti lahku kasvamine. Ja see tähendab seda, et need inimesed, kes tegelikult, kelle kes on veel olemas, on ja ei ole veel väga vanaks saanud ja kelle seisukohad siis on tähtsad, need vaikselt puksitakse ülikoolist välja. Sa lihtsalt ei vasta enam nendele igasugustele atesteerimiskriteeriumitele, sul ei ole siis öeldakse, et kuule, et sa pole siin midagi avaldanud, et see 500 lehekülge ja see 600 lehekülge, et see oli mingi rämps, et ta oleks võinud seal Ida-Poola ajakirjas ühe artikli avaldada, siis see oleks teadlane. Ja siis ta ütleb see peale, et kui ta niikuinii hõivatud inimene ütleb, et okei, vabandust, et ma siis lähen teen midagi muud. Ja need liiguvad ülikoolist välja. Täna on see tendents. Minu arust see on veel suurem probleem kui see, et kas eelarve on 6 miljonit on piisav või 8 on piisav või see on võimalik juhtimislikult paika panna. Ma ütleks tunnetuslikult, et 6 Tartus ja palju meie eelarve on umbes 1 miljon siin Tallinna Ülikooli õigusteaduses, et see 7 miljonit on ikkagi nagu päris suur hulk raha. Et ma ei tea, Allar, sa oled ettevõtja, mitu inimest 7 miljoniga tööl saab hoida? Dividendiks läheb ka natukene, aga jääb järgi. Aga ikkagi selle eest saab ikkagi päris palju inimesi väga hea palgaga tööl hoida. Nõus. Et kindlasti umbes 50 kuni 100 inimest kindlasti. Et ütleme, see on küsimus, et mismoodi me seda dimensioneerime, kes need seal on. Ma vist rääksin jälle liiga palju. Kas sellele küsimusele, kui keegi tahab seda konkreetset küsimust kommenteerida, siis andke märku ja Ja me jõuame sellise nähtuse nagu ökonoomika juurde, eks ole, et kas selle raha eest, mida me kulutame konkreetselt juristide õpetamiseks, et on see raha nagu mõistlikult kulutatud 100%, siis minu enda sügav veendumus on, et kindlasti ei ole. Et seal on palju kulutusi, mis on tehtud tühja ja just see, millele Urmas nagu juhib tähelepanu. Et ma räägin ka ühe loo siia juurde. Jaak Aaviksooga me kunagi läksime koledasti vaidlema. Et palk väike ülikooli juuraprofessoril. Jaak ütles, et tema haridusministrina tal on igasuguseid huvitavaid allikaid. Neid ta nimetas ajakirjanduslikuks allikaks ja tähendab, et sa ei või küsida, kus sa seda teada said. Sai teada, mis on õigusteaduskonna õppejõudude reaalne sissetulek. Sissetulek oli silmapaistev. Aga nüüd on just see sama teema, mida Urmas räägib. Selleks, et seda sissetulekut saada, siis sa keskendud nendele tegevustele, mis ei ole seotud õpetamisega. Õpetamiseks aega ei jää. Ja õpetamise eest ei maksta. Nii et seal on üks koht. Teine asi, ma ikkagi päris täpselt sellest mina olen suur Tartu Ülikooli fänn. Ma olen selle ülikooli kasvandik ja vilistlane ja teen kõik selleks, et ülikoolil hästi läheks. Ma ei saa päris täpselt aru, miks Tartu Ülikool peab Tallinnas õigusteaduskonna filiaali. Et kas see, kui lugeda kõik tõesti need tulud-kulud sellest kokku, kas see mitte ei ole nagu puht majanduslikult kahjumlik tegevus? Et äkki keskenduks oma tegevuse Tartusse, vähem, Lux Express on pahane, eks ole, aga ikkagi, et see tegevus toimuks põhiliselt nagu Tartus. Sealt tekib oma koolkond, oma mingi teatud fluidum ja kui Tallinn tahab oma õigusharidust anda, jumal õiagu, selleks on vaba akadeemiline ülikool, kes tahab seda pakkuda, aga ta peab olema ka võimalik seda pakkuda lähtuvalt kehtivast seadusandlusest ja seal seadusandluses on küll probleeme.
See ütlus on jumala õige, et 60% magistritest õpib sisuliselt tasu eest, eks ole, tänu kõikidele trikkidele. Aga vist 0% bakalaureuse. Nii et kas vist võõrkeeles või? Kuidas see asi sätitud on? Et kas eesti keeles üldse on õigus? Kui sa teed sellega sessioon õppeks, siin ilmselt kolleegid teavad paremini, aga kui sa nimetad selle sessioon õppeks või osakoormuseks või kasutad mingit teisi sõnu selle asja väljendamiseks, siis võid seda ikka taha sooest teha. No slikerdamine jah, aga ma olen alati kasutanud nagu seda mõttekäiku, et oletame nüüd, et üliõppiline tuleb ülikooli, hakkab omandama bakalaureuse kraadi õigusteaduses, läheb loengusse ja ta laetakse seal mingi täielikku jama, sellepärast et õppejõud on parajasti oma mõtete ja oma ajalise ressursi poolest ka tegeb hoopiski mingi artikli kirjutamisega, mis tal tuleneb mingist grantist. Ja üliõpilane, olles eelnevalt külastanud võib-olla kohalikku õllekat, muutub pahaseks ja ütleb, et kuulge, et härra, et te ajate mulle ju täielikku jama, et ma olen ju ise lugenud ka, allikad on ju kõik kättesaadavad, et see asi on hoopis teistmoodi. Ja selle peale kõlab ju vastus ülikoolilt, et mis te õiendate, see on kõik teile tasuta, eks ole. Nii et see kvaliteet igal juhul hakkab kukkuma, kui seda jagatakse vastavalt selle riigieelarvelisele loogikale. Ja kui me oleme täna number 10 selles õigussüsteemi toimimises, siis ma küüniliselt öeldes ma ütlen, et võib-olla tasuta kõrghariduse viljad ei ole veel sinna jõudnud. Tegelikult see võib olla küll probleem, et see, et meil on, see on mingi varasemate aastate nagu aastakäikude tulemus, et me täna nii heal tasemel oleme ja see vaikselt see nivoo limbo läheb edasi allapoole. Madisel oli siin. Ja ma võtan korraks, ma ei tea ülikoolide siseelu väga täpselt, aga mu mälu mind ei peta, siis see Tallinna Ülikool, see Tartu Ülikooli Tallinna filiaal, see oli ju ennem õigusinstituut. Selleks omadega vist pankrotti ja siis ta võeti niimoodi üle, aga tollel ajal oli seadus oli hästi soosis selliseid filiaalide tegemisi, et mina ise olen Viljandist pärit, elan praegu ka Viljandis ja kui meie Kultuuriakadeemia, meie peale isegi võitlus lausa, kas Tartu või Tallinna, et see tollel ajal oli nagu ülikoolile kasulik selliseid filiaale omada, enam ei ole vist seaduses niimoodi, aga ma olen ka seda meelt, et korraks muu jutu, me tegime Riigikogus, kui jälle Riigikohtu esimees Villu Kõve käis siin meil kevadel rääkimas, andis ülevaadet ja rääkis jälle õigusõppe kvaliteedist ja siis see oli mitmes kord juba, siis me istume mina ja siis Liina Kersna, kes on kultuurikomisjoni juht, istume suht kõrvuti ja siis me leppisime, et küsisin Liina käest, et kas me on see tõsi, et ta on rääkinud seda kordades siin, ilmselt on ja aga võtame siis midagi ette, kutsume vähemalt laua taha. No siis tegime ühe sükse koosoleku seal, kuhu kutsusime kõik ülikoolid, inimesed, Urmas Voolens oli ka ja Madis Ernits ja ma ei tea, kas see oli esimene või mitte, aga seal oli tegelikult päris minu arust huvitav koosolek oli see. Ja seal ka ütles minu meelest Villu Kõve, et kui me samamoodi edasi paneme, siis 15 aasta pärast oleme suures jamas, meil ei ole enam korralikke juriste ja teadustööga on juba praegu halvasti. Loomulikult juuras saada mingit granti on päris suur trikk, et niimoodi see vist elu käib ja tegelikult see ja täpne olla, siis Priit Pikamäe ütles ka sellel koosolekul, et raha tuleb juurde kallata. Kui palju keegi ei täpsustanud, poliitikuna tegelikult tahaks ka ju numbreid näha, et andke raha, äkki tuleb, ma ei ole niimoodi harjunud, ma olen kunagi ettevõtja olnud, et tahaks vähekene rohkem konkreetsust, aga ma olen üldiselt sellega nõus, et kui sa tahad head õppejõudu, tuleb talle hästi maksta, et ta ei peaks tegelema mingisuguste, ma ei tea, muude asjadega sealt kõrvalt, et muidu me ei jõua nagu kuhugi. Aitäh. Ma tahtsin Madiselt siit edasi küsida, et see oli väga tänuväärne initsiatiiv, mis 7. oktoobril Riigikogu kultuurikomisjoni ja õiguskomisjoni ühisel istungil toimus, et mind ise seal ei olnud, ma küsin sinu käest, et võib-olla auditooriumi jaoks ka, et kas seal esitatud probleemistik langes kokku sellega, mis siin on ja lahendusi ka pakuti või milline küsin siis nii, et milline on õiguskomisjoni ja kultuurikomisjoni järgmine samm, et kas te võtate initsiatiivi või jääte ootama mingisugust sisendit?
no aus vastus on see, et seal kuulasime ära, mis inimeste seisukohad on. No räägiti seal sellest integreeritud õppest, bakalaureuse, kas peaks olema 3+2. Mul on tunne, et peaaegu 90% tundus, et see 3+2 ei sobi meie õigusharidusse. Oli ka üks erand, aga see selleks. Ja seal räägiti ka, tegelikult räägiti suhteliselt avameelselt, aga mis nüüd initsiatiivi puudutab, siis Riigikogu komisjon saab kutsuda inimesed laua taha. Aga ma kujutan ette, et see sisend peaks tulema sealt ikka ministeeriumi poolt rohkem. Et ma kindlasti hoian sellel silma peal, aga komisjonil sellega niimoodi igapäevaselt tegeleda, see ei ole lihtsalt nagu reaalne. Aga loomulikult me saame küsida niimoodi kogu aeg, mis on saanud või ei ole, aga eks seal peavad ka võib-olla siin ümber laua istujad natukene ka siis initsiatiivi ka näitama. Et ma arvan, et start oli okei. Kõik said rääkida ja teemani on ikkagi üleval, et kas siis nagu 3+2 on okei, kas teeme integreeritud õpet, kas ühtne juristi kutse. Lõpuks ei see kõik niimoodi, ega midagi otsuseid ju ei tehtud, et nüüd läheme selle peale, et aga vähemalt kõik need teemad olid seal niimoodi korraga laual ja ma arvan, ka see on suur pluss, kus nagu aastaid pole nagu midagi taolist toimunud. Aitäh. Jah. Ja võib-olla märgiksin siia ühte initsiatiivi, mis me ei ole praegu täna siin sellest rääkinud. Üks võimalus, kuidas kuidagi moodi siis seda õigushariduse kvaliteeti tõsta, üks initsiatiiv on ka see, et sa tõid ise siin paralleeli arstiõppega, et meil peaks olema üleüldine kokkulepe ja see kokkulepe peaks saama ka siis ühte õigusakti kirja selles, mida peab olema õppinud üks jurist, et ta oleks jurist. Et see initsiatiiv tegelikult Haridus-Teadusministeeriumil täiesti oli kutsutud ka kokku üks koosolek, ma arvan, kas see oli aasta tagasi umbes. Mina ka seal osalesin advokatuuri esindajana ja minu mälu järgi teist nii mõnigi oli seal koosolekul. Ühesõnaga initsiatiiv selles, et muuta kõrgharidusseadust niimoodi, et anda sinna, teha sinna ka volitusnorm, eks ole, et panna kirja, et ka juristi õppe sisu määratakse kindlaks määrusega, nii nagu ta meil arstiõppel on. Ja siis võtta vastu siis ka selline määrus, kus on kirjas, et mida üks jurist peab olema õppinud selleks, et ta oleks jurist. Urmas, sina tõid selle välja, et meil on nagu täiesti üliliberaalne see, et absoluutselt igaüks võib osutada õigusabi inimesele kohtusse, päris igaüks ei saa, aga õigusnõu võib ükskõik kes anda. Ja see on... See on suhteliselt erandlik maailmas ka. Seda tavaliselt ikkagi ei ole. Üldiselt on see ikkagi see õigusnõustamist peetakse selliseks alaks, kus mingisugune regulatsioon peab olema. Mina ei ole praegu kindel, et kas tõesti kõik õigusnõustajad peavad advokatuuri kuuluma, aga võib-olla on mingeid muid mehhanisme ka, et seda tagada, et õigusnõu ei anna päris õigusteadmisteta isikud. Et see initsiatiiv minu meelest oli toetamist väärt ja minu meelest võiks selle kuskilt üles otsida, kuhu sahtlisse see kadus. Et ma ei tea, kas sellest oli ka seal Riigikogus toimunud arutelul juttu, et miks see on ära kadunud, et kuhu see kadus. Põhimõtteliselt see sama asi, millest me seal integreeritud õppe nime all rääkisime, et selles mõttes tänuväärne, et see nüüd jätkutegevusena tuligi sinna 2 komisjoni ühisistungile. Minu meelest, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis andis seal meile ka Haridusministeeriumi esindaja lubadusi, et ta tuleb selles osas välja tänapäevastele riigiasutustele omaselt sellise ebamäärase ajamääratusega, aga ikkagi lähiajal mingisuguse ettepanekuga. Et seda võiks siis uuesti küsida, et ilmselt oleme selle meili ära kaotanud lihtsalt kogemata. Mina ei arva, et ma oleks oma meilid ära kaotanud, et ma üldiselt on kaunis hästi meeles, mis mul sinna meilikasti tuleb. Ja see mäletamine on, et see initsiatiiv oli väga selge ja kaunis kaugele juba oli arendatud see määruse eelnõu ja pidi hakkama diskussioon, et lepime siis kokku. Ma ei arva, et see läheb lihtsalt, mida peab üldse ülikoolis õppima selleks, et sa oleks jurist.
see on, ma arvan, seal meil alles hakkavad need vaidlused peale, aga me pole alustanudki sellega, on ju. Et mitu tundi sa pead olema tsiviilkohtumenetlust õppinud ja kas Rooma õiguse alused ikka on veel tänapäeval asjakohane ja nii edasi. Aga me isegi ei ole alustanud sellega. Aga algus selleks oli loodud. Me kõik oleme näinud oma silmaga seda paberit, et selle initsiatiiviga võiks edasi minna. Madis, annaksin sulle sõna ka selle küsimusega, et mis siis on kõige suurem mure ja kuidas sellega peaks võitlema? Jah, alustan võib-olla natukene kaugemalt peale. Ma isegi ei tea, kui kaugelt täpselt. Ma olin kunagi õigusinstituudi õppeprorektori kohusetäitja sel hetkel, kui õigusinstituut Tartu Ülikooliga ühendati. Aga võib-olla ärme selle ajaloo juurde tagasi mine. Igal juhul ma mäletan seda, et see oli hea aeg, kus Tallinnas oli samuti võimalik paralleelselt õigust õppida Tartuga, kuigi ma ise olen Tartu Ülikooli kasandik ka. Tol ajal, see oli siis 2 aastatuhande alguses, kerkisid üles siis see Bologna protsessi idee, et 3+2, et teeme võimalikult palju nagu õpet nagu 3+2 süsteemi põhiseks, et see võimaldab siis nagu üliõpilasel õppida 3 aastat ühes koolis siis mingisugust ühte asja ja siis minna ja teha kuskil nii-öelda see 2-aastane magister, kas välismaal mõnes teises koolis ja annaks nagu üliõpilasele juurde rohkem sellist nagu mobiilsust, vabadust ja sellist akadeemilisust. Ideena päris hea idee. Prantslastel on selline väljend nagu fausse bonne idee, mis eesti keeles tähendaks umbes niimoodi, et nagu ekslik hea idee. See on näiteks, kui taanlased otsustaksid hakata banaane kasvatama selle mõttega, et siis me oleme nagu autonoomsed ja iseseisvad ja me ei pea banaane väljaspoolt sisse importima, et see võib tunduda nagu hea ideena, aga tegelikult see ei ole seda mitte, sellepärast et see ei tee taanlasi mitte rikkamaks, vaid vaesemaks. Ja ei loo neile mingisugust sõltumatust. Ja ma arvan, et see 3+2 süsteemi juurutamine nagu Eesti õigussüsteemi oli täpselt samasugune nii-öelda fausse bonne idee. Et selles mõttes ma toetan seda mõtet integreeritud õigusõppest. Ja siin paneelis esitati ka küsimus, et kas juristiks võiks saada ka mingisugust muud teed pidi, kui ainult õigust õppides. Et näiteks õpin sotsioloogiat 3 aastat või majandust ja siis teen nagu 2 aastat näiteks mingi juura ABC sinna peale ja selle baasilt tekib mul nagu piisavalt hea ettekujutus nagu ühiskonna toimimisest, õiguse toimimisest. Et kas see võiks nii olla? See ei ole minu meelest ka väga hea idee, sest on nagu mingisugused sellised põhilised asjad, mida õpetatakse juristidele ja mida ei õpetata mitte kellegile teisele. Et juristid on natukene sellised nohikud, veidrikud, natukene teistsugused inimesed. Normatiivne mõtlemine on näiteks üks selline asi, mis meid kõiki iseloomustab. Õiguslik argumenteerimine, mis tähendab lihtsalt, et me ei vaidle siin Reinuga, et kumbal on õigus, eks ole, ja ei esita mingisuguseid emotsionaalseid argumente, vaid me argumenteerime nagu õigusnormide põhiselt, eks ole. Õiguskeel, mis on väga tähtis, õiguskeel on väga täpne, väga mitmekihiline, väga mitmetasandiline keel, mis ei ole nagu tavakeel. Ja see peab olema kõik asjad, mis paneb kohtunik kirja või advokaat kirja, et need peavad olema tõlgendatavad nagu täpselt ainult ühte moodi, et seal ei tohi jääda nagu väga palju sellist tõlgendamisruumi. Ja see ei ole sugugi nii lihtne, kui te arvate, et kui te võtate näiteks õigustõlke, mis valdkonnas ma olen ka töötanud, võtate sellise lihtsa inglisekeelse sõna nagu crime ja võtate prantsusekeelse sõna sinna kõrvale, mis on crime. Ja tundub, et on nagu üks ja see sama. Aga tegelikult ei pruugi absoluutselt olla, et mis asi see crime inglise keeles on ta nüüd kuritegu, süütegu, väärtegu, delikt, haldusõigusrikkumine, lihtsalt õigusrikkumine. Et neid nüansse, mis nagu sellis ühes ainsas, kõige lihtsamas õigusteaduslikus sõnas võib peituda, neid on nagu nii palju. Ja
ja nende õppimiseks tulebki alustada algusest ABC-na, eks ole, õigusteooria, õigusfilosoofia, avalik õigus, eraõigus, karistusõigus, natukene Euroopa Liidu õigust sinna juurde ja kõrvale, rahvusvahelist õigust ja nii edasi. Ma olin nüüd küll, rääkisin väga pikalt, vabandust. Suur aitäh. Mul on väga hea meel, et sa tõid Bologna süsteemi sisse, et selle kohta on öeldud ka, et selle ainus pluss õigushariduse jaoks on 3 ja 2 vahel. Ma annaksin nüüd sõna Allarile edasi. Ja vahetaks jälle natukene teemat, aga seotuna jälle Reinu sissejuhatusega, et Rein ütles ühe mõtte, mille üle on ka arutletud, mõtteid vahetatud, vaieldud ja see puudutab seda, et kas Eesti õigusharidusele tuleks kasuks see, kui meil on 2 õigusharidust andvat konkureerivat asutust või 1, et jätame muud argumendid kõrvale, aga et seal on plusse ja miinuseid ja neid on siin diskussioonidesse mõlemat pidi ka esitletud, et ühest küljest, et Eesti on nii vaene riik, et me ei jõua ühtegi üleval pidada, kuidas siis 2 ja vastupidi, et konkurents alati üldjuhul toob nagu parema kvaliteedi, ütlevad jälle teise poole esindajad, et kuna sina 10 aastat tagasi olid selle Tallinna Ülikooli õigusõppe sünni juures või hälli juures, et äkki sa ütled, et mis need mõtted siis olid, et miks seda tehti ja kuidas sa seda olukorda praegu näed? Ja siis tegelikult see sama küsimus, kuna see on, ütleme, et on siin nagu laua peal, et käiks siis selle kõigi poolt ka läbi. Ja täpsustuseks see, et ma olin Tallinna Ülikooli kui institutsiooni tekke juures. See õigusõppe, see oli toonase esimese rektori Rein Raua idee. Küsis küll minu käest, et mis ma arvan, et kas see veaks välja, et kas Eestis on nii palju inimesi, kes oleks suutelised õpetama. Siis ma arvasin, et on küll. Ma arvan, et Eestile tuleks kasuks 2 ülikooli õigusharidust andmas. See on, ma natuke laiemalt võib-olla üritan seda seletada, et erinevalt paljudest sellistest reaalteadustest, kus tõde on üsna kindel, eks ole, sillaehituses või ka teedeehituses, seal see dubleerimine võib-olla õigustatud ei ole. Mille vastu on ju väga paljud poliitikud sõna võtnud ja kõrghariduse spetsialistid, et Eesti peaks vaatama, et hariduse andmisel seda dubleerimist oleks vähem. Õigusteadus on nüüd nagu selline loom, kus ei ole seda absoluutset tõde paljudes kohtades olemas, et see tõde on ikkagi väga paljude vaidluste tulemus. Ja paratamatult, kui on üks keskus, mis ju Tartu täna veel on, siis seal hakkavad kujunema välja mingid dogmad, mida mitte keegi ei vaidlusta. Kui see Tartu Ülikooli õigusteaduskond on meil pealegi Riigikohtu naabriks ja ülikooli õppejõud on Riigikohtu nõunikud, kes siis aitavad riigikohtunikul jõuda õiglaste lahenditeni, siis minu küsimus on see, et kes neid lahendeid siis akadeemiliselt kritiseerib, eks ole. Siis see kõik hakkab muutuma selliseks oma konnatiigiks. Seda konnatiiki kahjuks me täna näemegi. Nüüd, kuidas selle vastu võidelda? Siin on ka mitmeid võimalusi olemas iseenesest, ainult et keegi pole neid võimalusi ka katsetanud. Mina läheks küll selle peale, et Tallinna Ülikool, kui ta nüüd leiab endas võimalusi ja jõudu, et võiks üritada küll konkureerivat õigusteaduskonda püsti panna. Infrastruktuuris vist probleemi ei ole. Ilusad ruumi küll, aga see ei ole probleem. Kas leiab inimesi? Ma arvan, et Tallinnas leiab kindlasti inimesi. Aga see peaks ikkagi sündima nagu Tartu Ülikooliga kuidagi mõistlikult kokku leppides. Et kui sellele järgneb sõda, mille tulemus on ajaleheartiklid, kus üks ütleb teise kohta muul ja teine ütleb teise kohta eesel, siis see ei vii nagu mitte kuskile. See tekitab ainult mingit järjekordset sellist mõttetut pinget. Ja mina soovitaks küll ikkagi mõelda Tallinna Ülikool, kui te olete juba uurinud neid võimalusi tasulise õppe osutamiseks, siis sellest kinni haarata. Aitäh.
Ja, Madis, palun. Ja, suur tänu. Mina ei ole Tallinna Ülikooliga seotud olnud kuidagi moodi, aga mulle tundub ka, et ma ei vaata ainult nagu õigusteaduskonda, ma nagu vaatan võib-olla suuremalt, et konkurents on ju tegelikult hea, et konkurents viib elu edasi. Praegu on jah, Tartu on selline raskuspunkt praegu juuras. Ta on teiega olnud ka läbi siin tüki aja. Ega see ei pruugi ju muutuda, aga ma arvan, et kui mingi konkurent tekib, et eks siis on seal ka võib-olla võetakse rohkem jalad kõhu alt välja. Ja see konnatiigistumine, see ongi kõige ohtlikum asi üldse, mis juhtuda saab Eestis. Et me oleme niigi väike ja kui me siin ka veel hakkame, siin on ainult üks õige arutelu ja üks õige seisukoht ja ülejäänud on kõik rumalad ja sinna kedagi juurde ei lasta ja nagu Urmas Voolens ütles, et mõned isegi suunatakse välja mitte teadmiste pärast, vaid võib-olla millegi muu pärast. Et see on nagu väga ohtlik ja tegelikult ega ma siin rohkem ma arvan, et ei peagi ütlema, lihtsalt ma vabandan imbi eest, ma siin ennem Reinule siin sosistasin, segasin sind, et tuli jutuks, et kes võivad osutada õigusabi, et ma siis Reinule lihtsalt siin mainisin, et isegi Kalle Grünthal osutab õigusabi, et ta on lõpetanud Kehtna maamajandustehnikumi melioraatorina ja on käinud Tartu Ülikoolis ka kuulamas mingisugust loengut ehk siis alustamata kõrgem. Siiski ülikoolis. Ja, Indi, palun. Mul üks kiire täiendus veel, et siin on vaikselt juttu sellest õigusabi osutamisest, et ameeriklased mõtlesid välja sellise asja, et neil on see bar examination, eks ole, et teed selle ära ja sa võid õigusabi osutada ja lööd endale seina peale selle kohta tunnistuse, member of the bar. Nüüd, kui on kõrvuti kaks kontorit, üks on Kalle Grünthali kontor ja teine on kontor, kus on kirjas, et seal on member of the bar, no huvitav, kumba see klient läheb, eks ole. Et ma arvan, et siin võiks jätta ka turule ikka mingeid võimalusi. Et päris määrusega hakata neid asju paika panema, mida tuleb õppida, et see tekitab minu meelest sellise ülereguleerimise koha. Las olla ka neid Kalle Grünthaleid turul, eks ole, et see on huvitav. Neid naiste asi on ka ja inimesed külastavad neid, aga jah, pigem on see, mul oli see kvaliteedi küsimus ja ma siin meie kuulsa ühisistungi, ma otsisin selle protokolli üles, ja siin lõpuks me ikka leidsime, et riik peaks kehtestama raamnõuded ja HTM peaks võtma initsiatiivi. Ma olen Rein Langiga selles mõttes täitsa nõus, et kui Kalle Grünthalilt inimene, kes on õppinud melioraatoriks, osutab õigusteenust, siis see on kahtlemata huvitav. See on tõesti huvitav, aga ma arvan, et see ei peaks käima Eesti inimeste arvelt, kelle õigused saavad jäädavalt kahjustatud. Nii et selles mõttes kõik, mis on huvitav, ei ole tingimata hea. Aga ma ei ole ka, see oli Urmase mõte, et kõik peavad olema advokatuuri liikmed, nii et seda ma tingimata ei pea ka ainuvõimalikuks. Aga küsimus oli praegu siin sellest, et kas Tallinna Ülikoolis või et kas peaks olema mitu õigusteaduskonda Eestis, et mina pigem nagu leian, et ma ei jaga seda optimismi, et küll neid inimesi jagub siin õpetama. Ma ei tea, ma praktikuna nagu vaatan, et ei jagu. Et ei jagu, et minu arust, et me räägime, et raha ei ole, inimesi ei ole. Eestis ei ole minu arvates, minu hinnangul nii palju õppejõude, et täiemahuliselt komplekteerida korralikult ühte õigusteaduskonda. Ja ma ei tahaks hästi, et meil on selline õigusteaduskond, et Tartusse saad, ma toon lihtsalt näite, Tartu Ülikoolis sa saad võlaõigust hästi õppida, aga Tallinna Ülikoolis sa saad päris head nagu põhiõiguste alased teadmised. Ma pean saama sealt ülikoolist, kus ma õpin need kõik põhiteadmised. Mul peavad kõikides ainetes olema ikkagi mõistlikul tasemel tugevat õppejõud ja mina ei näe seda, et meil oleks neid inimesi. Ja selleks, et tekitada nii palju inimesi juurde, et meil on 2 õigusteaduskonna täit nagu kvaliteetseid õppejõude, siis seda raha ei ole nagu kuskilt minu meelest nagu tulemas.
või siis kui tõesti et kui tõesti haridus oleks, et kõrgharidus tasuline ja inimesed oleks nõus ise maksma selle eest, et me maksame nii hästi, et kõik tahavad saada õigusteaduskonna õppejõududeks ja hullult hästi sinna panustada, et siis peaks tõesti ikka päris palju raha võtma. Ja kui seda suudab keegi läbi viia, palun väga, aga kui meil on küsimus avaliku raha jagamises, siis ma leian, et see mõte on tegelikult mõistlik, et me võiksime piirduda ühe õigusteaduskonnaga ja ma ei näe seda, meil täna on, meil Tallinna Ülikool on, meil on tegelikult TalTech ka, on ju. Ma ei näe seda, kus see aktiivne akadeemiline diskussioon on, erinevad vaated ja ma ei arva, et ei ole. Ma ei tea, kus taga see on. Aga näiteks Urmas, vaata, sina tõid esile selle, et ei olegi seal ülikoolis, selles mõttes, et seal on võib-olla, sa pead tegelema mingisuguste asjadega, mille eest saab mingit grandiraha, on ju, aga kui sa praktiliselt tegeled siin kommentaaride kirjutamisega, see on see, kus pinnalt see diskussioon tekib ja kohtupraktika ja see kõik. See on üldse ülikoolist väljas hoopis, eks ole. Et me oleme hoopis selles kohas, et ma ei näe siin seda, tegelikult ma ei tea, kas see on praktiliselt probleem, et meil on nüüd Tartu Ülikool surub oma dogmaatikat peale. Ma ei ütleks, minu kogemus seda kuidagi kuskilt ei kajasta, et kas see on päriselt probleem. Selles mõttes ma pigem nagu oponeerin teile, et see 2 õigusteaduskonda või ka 3 riigis ei taga tingimata seda juriidilist akadeemilist mõttevahetust ja et miks 2, et 3 oleks ikka parem kui 2, et siis saaks ju veel mitmekesisema ja et kas meil on ju teisi õppeaineid veel, mida Eestis õpetatakse ainult ühes ülikoolis, et kas me peaksime siis igal juhul püüdma seda, et absoluutselt kõiki aineid õpetataks vähemalt 2 kõrgkoolis, et kas see peaks olema siis see riigi poliitika. Et ma selles mõttes ei nõustu ja minu arvates see on tegelikult minu meelest mõistlik lähenemine, et see õigusharidus peaks olema vähemalt ühes kohas korralikult antud. See on minu seisukoht. Madis, ole hea, kõrvaltvaataja, distantsilt vaade. Asi vist hakkab pihta sellest suurest poliitilisest ideest, et haridus ja kõrgharidus võiks Eestis Eesti inimestele olla tasuta. Väga hea, ilus ja õilis idee, mis siin mõned aastad tagasi siis vastu võeti, juurutati. Ja nende õilsate ideedega kipub see olema, et kui sa sellele õilsale ideele ei pane nagu adekvaatset finantseerimist taha, siis on tegemist ikkagi ühe Ponzi skeemiga, mis ühel või teisel viisil lõpeb ikkagi halvasti. Kas 1 või 2 õigusteaduskonda, nii palju kui see õigusteaduse õpe peab olema tasuta ja riigi poolt selleks eraldatud ressursid on väga piiratud, siis nende piiratud ressursside pärast konkureerida või mitte konkureerida, jagada neid 1 või jagada 2, ega see suurt vahet tegelikult minu meelest ei tee. See ei lõppe ühel või teisel viisil hästi. Tasuta asja ei ole olemas. Tasuta asjade eest maksavad alati nagu 2 poolt. Üks pool on see, kes nende asjade eest päriselt maksab, riigi puhul siis maksumaksja, ja teine, kes on siis nende tasuta asjade saaja rollis või vastuvõtja rollis ja tema maksab selle eest oma vabadusega, oma autonoomiaga, oma iseseisvusega, mille ta siis lihtsalt delegeerib ära. Proovige minna nagu eriarsti juurde, teid ei kohelda seal kui klienti, vaid kui patsienti, kui numbrit. Teile öeldakse, et ära kobise, sa saad selle asja ju tasuta, eks ole, kannata ära, oota oma 6 kuud või nii edasi. Ja see tegelikult käib ka hariduse kohta. Muidugi, ma tean, et Eesti põhiseaduse preambulis on kirjas, et me peame kuidagi korraldama oma elu niimoodi, et tagada Eesti rahva ja kultuuri säilimine igavesti läbi aegade ja tasuta haridus ja tasuta ülikooli haridus sealhulgas on nende eesmärkide täitmiseks hea, vajalik, õilis. Mina ei tea, mina tulen väljast, mina vaatan seda nagu kõrvalt. Minul ei ole
taskust võtta mingisuguseid häid lahendusi. Ma olen nõus arutama. Samas ma muidugi usun ka sellesse, et ma usun vabasse konkurentsi. Ma ei usu monopolidesse. Ja vaba konkurentsi siiski ühe teaduskonna raames väga tekkida ei saa. Jah, kui me võtame üliõpilasi ülikooli vastu, siis nad konkureerivad omavahel, sisse saavad parimad, eksamitel konkureeritakse, lõpudiplomil konkureeritakse, hilisemal kohtuniku ja advokatuuri eksamil konkureeritakse, aga õppejõud ei konkureeri. Ja kui õppejõud ei konkureeri, siis õpetaja roll noore inimese õpetamisel on oluliselt suurem kui õppeprogrammi roll, ükskõik missuguse targa määrusega me selle õppeprogrammi nagu kehtestame. Õpetaja roll inimese elus on tohutult suur, tohutult oluline. Ja kui me tahame häid õpetajaid, häid õppejõude, siis me peame kuidagi suutma leiutada ka sellise viisi, mismoodi saavad nendeks õpetajateks nagu parimad, kes suudaksid nagu omavahel konkureerida, kus tõepoolest nagu kerkiksid pinnale nagu need kõige. Nii et natukene sellise lahti jäetud otsaga seisukoht. Aitäh. Urmas. Ma ei teagi, mida need siin kõik rääksid, ma saasin kõige peale öelda, aga mulle, muidugi see, kas konkurents on hea või halb, ongi nagu maailmavaateline küsimus. Et mina isiklikult usun sellesse ja ma näen seda ka praktiliselt, kas või juba selles mõttes, et kui sul konkurentsi ei ole, kuidas sa saad oma töötajaid kohelda halvasti või hästi, et kui mul on võimalik konkurendi juurde tööle minna, siis ma saan enesekindla inimesena alati öelda, et kui te mind kehvasti kohtlete, ma lähen minema. Et kui meil konkurentsi ei ole, siis meil kõiki neid asju, mis niisugused asju toetavad ei ole. Ehk siis ma arvan, et selles mõttes on hea. Ma selles filosoofilises debatis väga ei oska osaleda, kas konkurents või juura on diskursiivne või ei ole. Loomulikult on, aga seda iseenesest oleks võimalik ka hea tahtmise korral ühe institutsiooni sees tekitada, et saab küll. Aga iseenesest ma arvan, et konkurents selles küsimus igal juhul on hea. Nüüd ühe asjaga, mis Imbi ütles, mina nõus ei ole, et see, et meil ei ole inimesi piisavalt. Üldiselt ongi, Eesti on väike, inimesi ongi vähe, aga see õigusteaduses see olukord ei ole ju tegelikult enam nii hull. Ma võtsin lahti praegu siin viimase Tartu Ülikoolis, ma loodan, et mitte see jää viimaseks, vaid lihtsalt see on nüüd hilisem doktoritöö, mis on kaitstud ja seal iga doktoritöö lõpus on nimekiri nendest, kes on varasemalt Tartu Ülikoolis kaitsnud juuras doktoritöö. Kui meil oli aastatel 1991 kuni 2000 ei kaitstud mitte ühtegi doktoritööd. Herbert Lindmäe ja Peep Bruks olid viimased, kes 1991. aastal kaitsesid ilmselt siis veel selles vanas Vene Nõukogude süsteemis. Siis 10 aastat oli täielik paus. Aga nüüdseks meil on tänaseks Tartus endas kaitsnud doktoritöö 90 inimest. Pluss need veel, kes on välismaal kaitsnud. Ma arvan, et neid on seal võib-olla suurusjärgus 30-40 tükki. Et me ikkagi kui sa mõtled, et võib-olla kõik nad ei pea muidugi ülikoolis töötama, aga et üldiselt vähemalt piisav hulk doktorikraadiga inimesi juuras on kindlasti olemas. Meil ei pea olema teaduskonnas 120 õppejõudu, vaid võib-olla piisab ka 50. Kui on 50 väga motiveeritud inimest, siis ütleme, et selles mõttes see kindlasti selle mehitab ära, on kas need inimesi õnnestub sealt, kus nad praegu tegutsevad, ära meelitada, kõiki võib-olla ei peagi saama kätte, aga võib-olla nad võivad teha natukene midagi, nii nagu meil siin tegelikult kõik need inimesed teevad täna osaliselt doktorikraadiga, nad on kuhugi kaasatud mingitesse õpetamistegevuses, kas siis seminaride läbiviijatena või mingite muude asjadena. Ja lõpuks ikkagi on küsimus motivatsioonist, kuidas me suudame nad ülikooli tööle panna nii, et neil silmad säravad ja nad on tudengitega motiveeritud tegutsema. Aitäh. Me oleme nüüd... Üks pisikene remark kohe sõna sulle, aga ma lihtsalt Tallinna Ülikooli õiguse suuna poolt tahaksin ühe lubaduse anda, et nii kaua, kui see minu teha on, me ei
taha Tartult kogu raha ära võtta ja ei nõua nende kinnipanekut. Aga Allar, palun. Seda 4 aastat oleks kohe. Lubasid, et nad võitavad Tallinna haigla vastu. Kõigi seaduslike vahenditega. Kuna me oleme täna väga palju rääkinud demokraatlikust põhiseadusriigist või õigusriigist, siis õigusriiki ei saa lugeda õigusriigiks, kui kõik kohalolijad ei saaks soovi korral sõna või täpsemalt öeldes küsimust esitada, et praegu meil on jäänud 13 minutit lõpuni, aga kui kellelgi on mõni väga konkreetne küsimus või väga konkreetne lühike seisukoht, siis jah, sealt me näeme, et teile antakse kohe mikrofon ja palun tutvustage ka ennast. Tere, olen Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse demograafia professor ja kuulasin huviga seda arutelu ja sellest aspektist, mis puudutab tasuta ja tasulist kõrgharidust. Et sotsiaalteadlasena tuleb nentida, et Eesti võib-olla ainukeseks eeliseks maailmas on see, et me oleme suutnud anda sellisel tasemel haridust läbi aegade, mis on enam-vähem olnud tasuta, välja arvatud 10-15 aastat siin vahepeal, osalisel määral. Ja ma arvan, et ma saan aru väga juristide murest, kes on kõige enam tasustatud võib-olla elukutse Eesti riigis, et seal jäävad need ressursid puudu. Siin tuleb ilmselt mõelda sellele, kui pöörata uuesti tasuta kõrgharidus tasuliseks, on Eestit hävitav tegevus. Aitäh! Aitäh! Võib-olla me kogume küsimused kokku ja siis saavad vastajad veel sõna. Et meil on veel ruumi mitmeks küsimused. 3 küsimust veel. 3, 1. Nii. Ja, palun. Suur aitäh kõigepealt selle diskussiooni eest. Mina olen Andre Laurent, Tartu Ülikool, õigusteaduskonna haldusõiguse külalislektor ja endine Justiitsministeeriumi nõunik. Kõigepealt üks väikene repliik Madis Munderile, et sa ütlesid väga ilusti, et õigusloome juristi üks tähetund peaks olema see, kui sa lähed ministri juurde ja ütled, et ei, nii me ei saa teha, et see on põhiseadusega vastuolus. Ma ei tea nüüd, mis aegade jooksul on juhtunud, igatahes kui tänapäeval läheb nõunik siis oma juhtide juurde või isegi ministri juurde ja juhib tähelepanu, et meil on siin põhiseaduslik probleem, siis sellega ei panda loole punkti, vaid siis reeglina korraldatakse näiteks mingi teise ministeeriumiga koos arutelu ja siis avaliku sektori terminoloogias selle arutelu mõte on siis saada mure maha. Ehk siis tehakse arutelu, et veenda sind, et põhiseaduslikku probleemi ikkagi ei ole. Ehk siis need juristid, kes toovad mingisugused põhiseaduse vastasused välja, et neist on pigem kujunenud sellised probleemid. Et kuidagi ikkagi on ju tarvis teha mõistlikke asju ja sellised vastuväited pigem segavad, eks ole. Et see väikene tähelepanek, ma ei tea, millal see siis ajaliselt muutus või kuidas see tekkis. Õigushariduse poole pealt minu isiklik seisukoht on see, et õiguse õppimine on täiskohaga töökoht. Seda peab tõesti tegema nii, nagu et on päevases õppes. See, kas sessioonõpe on tegelikult ikkagi korrektne, see on mu isiklik vaade nüüd. Kas see olemasolu peaks olema lubatav, ma natukene kahtlen selles. Teine aspekt, mis on meil ka natukene probleemiks muutunud, on see, et üliõpilased töötavad, lähevad juba peaaegu teisel kursusel kuskil advokaadibüroosse tööle.
et ka tegelikult see peaks olema kuidagi adresseeritud, et sa tõesti peaksid õppima õigust ja siis kunagi hiljem lähed seda praktilist teadmist saama, eks ole. Näiteks sakslastel on piiratud see, et sa õpid õigust ja võid tööl käia näiteks ainult mingi teatud tunni arvu nädalas. Et sellest on saanud ka natukene probleem, et minnakse hästi kiiresti kuskile praktikasse ära, ülikoolis ei käida ja siis kuidagi jooksu pealt käib see õpe, eks ole. Minu küsimus veel nüüd 3. teile. Kuidas te hindate, et me räägime sellest, et kas meil õigusriigiga on nüüd kõik korras või ei ole kõik korras ja eelkõige küsimus siis endistele või praegustele advokaatidele, ka Allarile. Riigikohus peaks olema see, kes hoiab süsteemi nii-öelda oma käpa all ja kõike nii-öelda süsteemsena kogu õigust. Kas Riigikohus on saanud alati hästi hakkama või on ka siin võib-olla mingisugust kriitikat? Aitäh! Aitäh! Ja võtame, seal on üks küsimus veel ja siis me peame aja tõttu nimekirja sulgema. Aitäh, väga hea diskussioon, võib-olla parim siin sellel konverentsil, aga väga omas mahlas. Ma tahaksin küsida tuleviku suhtes. Kuhu on jäänud juristide poolt ettevalmistatud riigireform? Meil on vaja põhiseadust täiendada või muuta, vähemalt Maruste ütleb, et vähemalt 8 punktis on maha jäänud, Eesti kroon on veel põhiseaduses ja nii edasi, nii edasi. Nii et on vaja dünaamikat ja juristide poolt ka. Ja ma nüüd küsin dünaamiku puhas veel 3. alaküsimus, et advokatuur ütleb, et meil on väga hea kõrge indeks, 10. kohal oleme. See on riigi tasandil. Ma ütlen, ma olen ka volikogu liige, endine Riigikogu liige, ma näen erisust, kuidas on riik toimib, aga volikogud rikuvad seda põhiseadust, rikuvad demokraatia, rikuvad võimude lahusust ja üldse seal, eks, peaaegu, sest seal on kõik, ainult valitsus otsustab neid asju ja kummitempel on volikogu ja nii edasi, nii et riigireformi on vaja. See veel kord näitab, et riigireformi on vaja ja miks juristid ei ole siin aktiivsed praegu. Aitäh. Aitäh. See oli arusaadav. Aeg surub peale ja ma siin Andra küsimusele hästi lühidalt vastan. Küsimus oli selles, et kas Riigikohus on võtnud seda nii-öelda rolli, mis võiks olla nagu õigusliku mõttekeskus ja eestvedaja. Minu arvates lühike vastus on, et ei ole võtnud, sellepärast, et kohtunikke jagatakse minu arvates 2. Ühed on need, kes mõistavad õigust ja teised on need, kes õigust mõistavad. Ja täpselt samamoodi on sellised juristid esindatud ka Riigikohtus. Kas keegi soovib sellele küsimusele veel vastata, et siis on võimalik vastata? Meil oli 3 küsimust. Selle Riigikohtu kvaliteedile, et mina ka vastan või? Ei no Riigikohtus on nagu erinevatel aegadel tehtud erineva kvaliteediga otsuseid, ega praegune suund seoses põlvkonnavahetusega on minu meelest läinud pigem paremaks. Otsused on läinud põhjalikumaks, süsteemimaks ja kvaliteetsemaks. Selliseid turtsatusi Riigikohtust on viimasel ajal vähem tulnud. Aga eks ta on selline keskpärane Ida-Euroopa tase. Rein, palun. Jah, võib-olla ma nüüd ei vasta otseselt küsimusele, aga ma tahaks, kuna põhiseadust käsitleti siin enda küünevihaga natuke seal sees. Muideks, Eesti põhiseadus annab ülikoolidele autonoomia ja vabaduse ise otsustada, mida õpetatakse. Nüüd minu dilemma on see, et kuidas käib kokku tasuta kõrgharidus ja ülikoolide finantseerimine läbi halduslepingute, kus üks pool surub teisele peale seda, mida õpetatakse ja mis raha eest, et kus see vabadus siis on. Ja nüüd, mis puutub sellesse Riigikohtus, selle üle on ju küll kõvasti vaieldud, eks ole, et mis on kas Riigikohus võib ühel hetkel võtta ka poliitilise funktsiooni ja poliitilise võimu. Me Allariga vaidlesime seda Riigikohtus 2 peale. Mina olen seisukohal, et ei või. See ongi võimude lahusus. Ja üks asi oli veel, aga see läks meelest ära.
Aitäh, kas kellelgi on veel selle mõne küsimuse kohta siit panelistidest? Ei, ma lihtsalt kommenteerin seda Andre küsimus, kui meil oli see integreeritud õppeteema oli seal komisjonis, siis et Tartu Ülikooli õppeprorektor ütles, et õigusteaduse 3+2, et see on Rootsi, Soome ja seal need. Saksamaal on integreeritud õpe, nagu ma olen aru saanud. Aga ta tõi seal välja, et selle integreeritud õppe juures on oma need nõrgad kohad, et sealt ei saa nagu väljuda. Inimene, kes sinna läheb sisse, siis ta saab 6 aasta pärast alles välja, et vahepeal välja ei saa ja kui ta seda vastu ei pea, et siis ta läheb nagu turule, tal pole mitte midagi, mingisugust asja. See oli üks asi ja teine oli see, et see on väga kallis. Ja üks oli veel, aga ma ei mäleta, mis see oli, aga see oli lihtsalt nagu kommentaar. Aga Riigikohtu kohta ma ei oska nagu väga hästi siin kommentaari anda, et on minust siin targemaid inimesi. Aitäh. Aitäh. Imbi, soovid? Mina pigem nõustun Urmasega selles osas, et ma ei saaks öelda, et Riigikohtul oleks väga suuri etteheiteid ja Reinuga nõustun selles, et tõepoolest Riigikohus ei saa ju võtta endale poliitikakujundaja rolli ja ta ongi, teinekord ongi see, et nüüd on seadusandjal see kord mingi norm korda teha või puuduolev norm luua ja mulle tundub, et Riigikohus on minu hinnangul küllaltki hästi sellega hakkama saanud, vahest vaatad küll, et jumal tänatud, et sealt nüüd tuli selline otsus, aga loomulikult on neid otsuseid, mis teevad murelikuks ja tekitavad küsimusi ja miks nüüd ometi nii, aga ma ei oleks nagu võib-olla nii pessimistlik kui Allar. Ja siin publikus tuli see küsimus, et advokatuur ütleb, et Eesti on maailmas 10. kohal, et kõik on jube hästi õigusriigiga meil. Mina tõin esile lihtsalt selle fakti, et nii on, et Eesti on täna 10. kohal maailmas, mis ei tähenda seda, selle konkreetse indeksi järgi, mis ei tähenda seda, et meil ei oleks probleeme, meil on väga palju probleeme. Aga probleeme on üle kogu maailma õigusriigiga väga palju, see on äärmiselt muret tekitav tendents, me oleme hetkel, ma arvan, päris heas kohas võrreldes teistega, aga me näeme ka, kui kiiresti tegelikult võib õigusriik mureneda. See võib toimuda ülikiiresti ja see võib toimuda täna meiega siin ja ma ei tea, 3 aasta pärast me võime olla absoluutselt teistsuguses olukorras, mis tõttu on ikkagi meie kui juristide roll on ikkagi tohutult oluline, et jääda endale kindlaks. Andra Laurent, mis kirjeldas seda olukorda, et jah, et jurist läheb ja ütleb, et siin on meil probleem põhiseadusega ja siis talle öeldakse, et ma ei tea, võtame maha selle probleemi siin kuidagi, et seda me ju näeme väga palju ja me ei tohiks sellega leppida. Aitäh, ma võtaks nüüd moderaatori õigusega lõppsõnaks kokkuvõtteks tänase paneeli nii-öelda, mida siit nagu kaasa võtta või millist on need, et ei jääks lihtsalt jutuks, mis on need ettepanekud, millega võiks edasi töötada. Tasuta õigusharidus kaotada, see oli üks julge ettepanek. Siis oli ettepanek, et miinimumnõuded juristide haridusele kehtestada. Siin mulle meeldis väga Rein Lang, kes näitas, miks ta on Reformierakonna asutajaliige, ta ütles, et liiga palju regulatsiooni ja vabadus ja nii-öelda turg peaks toimima. Õigusabi saab osutada ainult läbi advokatuuri, siin oli ka erinevaid arvamusi. 2 või 1 õigusharidust andvat keskust, nii nagu demokraatlikus riigis kohane, siin olid erinevad arvamused, plussid, miinused ja ma arvan, et see debatt võiks edasi minna ja kui rääkida, et kas juristiamet on populaarne vaatamata sellele, et õigusharidustase on selline, siis toon lihtsalt ühe isikliku näite, et 6-aastane poeg, et tema käest küsisime üks päev emaga, et kelleks sa tahad nagu saada. Ta ütles, et ma tahaks advokaadiks saada. Ja siis ema oli väga nagu pettunud, küsis, miks sa ei taha nagu muuseumis töötada või loodusega nagu hakata tegelema. Ja siis ta pikalt ei mõelnud, ütles nii, et ma ei taha loodusmuuseumi töötajaks saada, sest nemad peavad väga targad olema. Ja sellega ma ütlen aitäh kõigile osalejatele ja panelistidele. Suur tänu. Ma tänan kõiki
kes siia tulid. Tänan publikut, et te osalesite, et te kaasa mõtlesite, et te küsisite. Ja tänan loomulikult meie paneliste. Ja nagu meil on kombeks, et meil on, me väljendame seda ka väikese meenega. Ma loodan, et need meened on siia. Nii. Et suur tänu!